KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti, minu nimi on Ülar ja kui te praegu YouTube'ist või ekraanilt vaatate, siis võib-olla põhjusega on meil Seahawksi fänn ja 2 49ersi fänni siin episoodis, et ma arvan, et me EFC Southist ei räägi täna, on ju. Ehk siis täna tuleb kerge NFC Westi season preview, selleks on meil kohal Ott, Kiki ja Jan, tere tulemast kutid. Tšau. Tere. Tšau. Nice. Te võite koos ka öelda, mis vahet seal tegelikult on. Tegelikult me ütleme alati järjest, mis vahet seal on suuri jaam, et tšau võib ka olla. Iga kord on see, et kes esimesena ütleb, kes teisena kuidagi üritad ära tõttada. ja siis on väike delay kellelgi sees, vaata, siis see delay tab kõiki teisi ja nii edasi. Aga see on siis meie 5. season preview 8 divisionist, et meil on NFC South, AFC North, AFC West, AFC East on tehtud. Siis täna on siis teisipäeval, kui see episood välja tuleb, salvestame esmaspäeval. Ja siis kolmapäeval tuleb välja Ott Eeriku ja minu Euroopa episood ja siis reedel tuleb veel välja NFC East, kus külas kõik 4 meeskonna fännid on olemas. Me leidsime õnneks või kahjuks Cowboysi fänni ka, et vaatame, saame esimest korda siis testida, kuidas Cowboysi fänn hakkama saab. 2 Giantsi fänniga. Just saying. Ja see on siuke vend, keda saab natuke nokkida ka, vaata, et siis saab huvitav olema. Pavel oli, vaata, eelmine episood midagi AFC East, vaata, Pavel oli, kuule, ma tahaks selle Dolphinsi vennaga ka rääkida. Fännina. Et ikka igav ei hakkaks, on ju. Aga kuna meil on San Francisco fännid 2 tükki, siis enamus võidab nagu ikka poliitikas ja demokraatias. Mul on, mis ajast Stephen A. Smith on poliitikas painu või? Presidendi kandidaat tulevane. Ja, või siis see, et nagu McAfee võtab kõik raha ära, tuleb kuskil mujalt raha saama, vaata. No, tegi albumi. Mul on Stephen A. Smithi liiga palju poliitilisi teike ka nüüd, et jumal küll, no. Vähemalt pole Skip Bayless veel, on ju. Aga San Francisco 49ers, meil on siis Kiki ja Jan on olnud minu meelest iga aasta, kui me oleme teinud neid previews ja mõlemad on kohal olnud rääkimas siis oma lemmikmeeskonnast. Ott saab siis rääkida siis Seahawksi fännina sellest, on ju, või siis eksperdina, on ju. Aga ma teen kiire off-seasoni recapi, et mis te siin tegite. Peatreener Kyle Shanahan, ta nägu on enam terve. Nüüd ta on terve, vahepeal tegi siin autoõnnetuse. Hakkab pihta. See oli lihtsalt bad omen. Aga Kyle Shanahan on ikkagi peatreener. Off-seasonis nagu suuremad nagu kaotused või siis äraminekud, Steve Winters treiditi ära, linebacker Juwan Jennings läks siis vabagendi turul Vikingsisse, Brandon Ayuk on lihtsalt loll, aga ta on meil meeskonnas ametlikult, aga kui Jan enne episoodi üritas seda oma Dynasty meeskonnast maha müüa lõpuks, et kõik tahavad midagi ta eest saada, aga ta on piisavalt loll, et ta eest ei saa mitte midagi saada enam, on ju. Aga kohe räägime ka siis sellest situatsioonist, aga vabagendi turul toodi siis Mike Evans, receiver, veteran paksist, osa Odigizua toodi siis Cowboysist, treiditi siis defensive tackle, Trey Greenlaw toodi tagasi, Christian Kirk, veteran receiver, Deebo Samuel, veteran receiver, Nate Hobbs, veteran cornerback ja siis see draftis oli ainult 2. 3. raundi pikkides siis Deshaun Stribling oli receiverina, toodi siis Romello Height, defensive endina ja Keon Black running backina, on ju. Vot, Kiki, tuled rahul selle off-seasoniga või? Üleüldiselt või jah. Okei, alustame siis sellest, optimistlikumast poolest, on ju. Et kui sa vaatad kõiki liigutusi, mis te tegite off-seasonil eelmiselt aastalt tulles, et kui optimistlik sa oled praegu 49ersi fännina vaadates siis 2026 hooajal otsa siin 3 nädala pärast? Üleüldiselt siuke väga keskmine. Okei, mingi 6 või? Et mitte väga nagu mudas, aga mitte ka mingi hüppa siin rõõmust lakke. Okei. Jan, mis sul on? Tasakaalukas. Ma olen tasakaalukas. Ma mõtlesin seda numbrit, ma olen selline 6 juures, et ei ole kõige paremat vibe'id selle tiimiga praegu minu arvates ja saame siin süvitsi minna sellesse ka hetke pärast. Ott, kas see on väga halb, kui fännid on enne hooaega ei ole väga optimistlikud oma meeskonna pärast?
No vaadates, kuidas eelmine aeg see asi läks, siis ma ütleks, et see ei ole väga halb. Ma arvan, see oli esimene kord, kus ma panin, et Seahawks ei võida divisioni ja vaat, mis juhtus, et selles suhtes see halvastab ainult ülesse minna või on nii-öelda nagu öeldakse. No eestlane vaatad nagu madalad ootused, siis on alati hea, kui see läheb nagu parem, aga kui läheb halvasti, siis on, me ju teadsime, aga Kiki, nendest liigutusest, mis ma rääkisin, mis on lemmik liigutus oli off-seasonil peale? No ilmselt ikka Mike Evans. Okei, ja sa arvad, et tal on midagi alles või? Nagu paagis? Jah, vaata mõnda neid catch'e, mis ta seal trennis on teinud, jah. Okei, no eriti veel peale seda, et Ricky Parshall see viga ka on, jah. Et selles suhtes sul on kena X-receiver olemas, on ja tal on see on terve järgmise 20 minuti jooksul põhiasi, millest me räägime, aga see on ka vend, kes ei ole kogu aeg terve olnud, vaata, eriti viimased aastad, et sobib sinna väga hästi, on ja. Aga Jan, mis sul on sul veel, sul mõni erinev? Ja no muidugi Mike Evans on sellist suurt receiverit ei ole ammu ju Shanahanil näinud kedagi nii suurt, kellele saab lihtsalt neid palle sinna üles riputada ja no Outside Egizua on minu arust ka väga underrated move olnud, et see on kuidagi, kuna ta juhtus nii off-season alguses, siis ta on kuidagi natukene meelest ära läinud ja noh, eks ole näha, kas Bosa ja Michael Williams tulevad tagasi, et see kaitseliin võib nagu täitsa ohtlik olla, sest eelmine aasta oli lõpuks, kui seal kõik vigastatud, oli seis ikkagi väga nukker. Jep, viimased säkkides ka 20 säkkider vooja peale kokku, mis on nagu päris nutu nagu tõesti, jah. Aga eriti Robert Sala nagu coachitud kaitsega ootaks rohkemat. Kaotuste juures mul unustasingi mainida, siis Robert Sala sai siis peatreener teist korda San Francisco kaitsekoordinaatori rollis siis peatreeningiks Titansisse ja teie uus kaitsekoordinaator on Raheem Morris. Kiki, Jan, nagu rahul selle lükkega või? Jah, nii on. Nii on või? Sest ta on sellest samast süsteemist tulnud ka mingil määral, et see on overlapi, et ta oli ju enne kui ta oli Falconsi peatreener, ta oli siis McVay'ga on ju kaitsekoordinaator ja päris edukas ka tegelikult, et see ei tohiks nii suur probleem olla, kui teil oli Wilksiga oli see probleem, mis ta aastast Wilksiga nad läksid, nad jõudsid Superbowlile, aga seal läksid suusad täitsa risti vist, et ta ju lasti paar päeva peale Superbowli lahti ja et see Shanahan oli vist jõudnud üldse klappinud temaga. Okei. Ja aga kui sa vaatadki nagu mis te üldiselt, mis te sellest arvate üldpildis nagu fännina, et kas see meeskond on natukene nagu viimastel jalgadel? Selles suhtes, et suurem osa staarid on kõik vanad, välja arvatud Brock Purdy nagu quarterback'ina eriti ei ole veel vana, aga sul on Bossad, sul on, no Fred Warner hakkab ka sinna jõudma, juba ta on pikalt olnud, Greenlaw toodi tagasi, Kittle on CMC, et Kiki nagu, kas see nagu põhjus ka selleks, miks te ei ole väga optimistlikud, on ka selles, et nagu tuleviku mõttes ka ju ükskord see akenpann läheb nagu absoluutselt kinni, on ju? Sa nagu vist lugesid mu märkmeid, mis ma siin natuke aega tagasi tegin. Ma lihtsalt täpselt sama asja tahtsingi öelda siin, et see kõige muret tekitavam koht või ongi vanus. Ja et see täpselt sama nagu sa ütlesid, et see aken võib varsti juba siin kinni minemas olla. Okei, Jan, see on nõus või? See tiim on nagu täielik unction, nagu noored tänapäeval ütlevad, et sul on lihtsalt nagu kamp vanasid kokku toodud ja noh, ma ei olnud ise selle aasta draftiga ise üldse rahul. Mulle ei meeldinud, nad overdraftivad nagu alati on ja Purdy drafti klassist näiteks on ainukene mängija, kes on alles tema ise. Et nagu paar aastat on draft olnud halb. Mis tähendab, et noori ei ole üldse peale tulnud ja nagu kuidagi see aken, mis nagu võib-olla tegelikult läks juba selle Chiefsi teise Superbowli kaotusega kinni, et nagu nad kuidagi lükkavad seda edasi, et jah, mul on kindlasti nagu vanus kõige suurem nagu halb asi, mis on toimunud, et nagu ei toodud kedagi värsket või uut või noh, draftist isegi võeti ka ju vanemaid, Kalen Black näiteks, kes võeti on ka ju 25 juba peaaegu. Et nad nagu pigem võtsid sellised win-now mängijaid, kuigi minu arvates see tiim ja see roster lihtsalt võib-olla ei ole nii stabiilsed või head, et nagu võita. Okei, aga kui sa vaatadki selle,
see on ka natuke pikemas perspektiivis vaadata, sest et noh, ette vaadata on ka ikkagi päris hea vaata, vaatad noort meeskonda, siis vaatad, kuule, meil on siin 3-4 aastat aega võimalus on ja midagi teha, aga praegu sellesse aastasse vaadates, Kiki, kus on kõige nõrgem koht nagu positsiooniliselt või treeneritega on midagi sellist, mis sulle eriti silma jääb? Wide receiver'id. Wide receiver'id, sest Mike Evans oli hea signing on ja aga sellest üks ei piisa. Jah, seal peaks ikka mõni nagu veel olema, et no Christian Kirk on paberi peal okei on ju, Tiibo Samuel oli kunagi hea, Marcus Robinson. Ja seal nagu kehasid on, aga kellega me mängime või nagu oleme ausad, et jah, mingid, ma ise nagu tahaks uskuda, et Jordan Watkins, kellel nüüd paar aastat tagasi otsid receiver, kes on nagu camp'is väidetavalt okei olnud, et sealt nagu midagi võiks tulla, aga jah, ma olen nagu üldiselt nõus, et see receiver on nõrk, samas ka eriti kui räägitakse, et Kittle on ju tuleb pigem varem kui hiljem tagasi, aga see tight endi ruum ei ole ka tead mis hea, et seal on paar okeid blokkivat venda, aga come on, Jake Tonges oli selle Seahawksi vastu selle game winning touchdowni sai ja väga palju muud hooajal teinud ka või seal playoff'is ka ju fumblis ja andis Seahawksile palli tagasi, et ja safety ruum on ka küsimärkidega pehmelt öeldes. See on Mustafa on ju ja Sear Brown on ju, mõlemad on tegelikult drafti pikid olnud, aga pole ju väga hästi mänginud, soliidselt olnud. Okeid olnud, aga jah, sellist big playmakerit nagu tahaks ja Mustafa on nagu väga intrigeeriv mängija minu arust, sest nagu jõhker atleet ja keha on tal, aga jah, et kuidagi vigu ja eksimisi on nagu liiga palju. Ja siis minu meelest võib kaitse juurde, et sest ründes nagu teil on nimesi ründes ja seal on nagu lõpuks keegi toimib nagu minu meelest, sest see on Kyle Shanahani rünne ka teiseks, kui Birdi terve on, siis nagu see rünne teeb midagi. Kaitses sul on ju cornerbackiga Renardo Green, kes eelmine aasta oli, ütleme nii, et sophomore slump, rukkina mängis päris hästi, eelmine aasta võttis sammu tagasi suuremas rollis on ja Lenore on teine corner, kes sai siis eelmine aasta vist maksti off-seasonil on ja sai läbi. Et nagu jällegi okeid vennad, kes on näidanud potentsiaali, aga kas nad on nagu stabiilsed nagu difference maker'id on raske. Bousas sa rääkisid, ma olen ise, tal on põlvest pagana tendoniit nüüd. Mul on endal olnud aasta aega see. Mul läks ainult see siis ära, kui mul Ahilka puruks läks, siis ma ei saanud aasta aega trenni teha. Et nagu see on siuke asi, millega sa pead lihtsalt manage ima ja tal on vanus ACL, ta reis näeb räigelt väike välja, see üks võrreldes teisega on ju. Et kui palju Bousal alles on, tal on üks aasta garanteeritud raha ainult on ju, siis see aasta. Ja Williams ka on ju, Mikel Williams, kes tuli juba, oli natuke toores, kui ta draftist tuli, siis see viga, nüüd tuleb vigastuse pealt, et mis tema roll on nagu, minu meelest kaitse on täis küsimärki kohati. Kui Fred Warner terve on okei, aga. Et jah, kaitse on kindlasti nagu, ja Rased Rahim Morris nüüd vahetab ju skeemi ka, et nad tahavad 4-3 peale üle minna, mis sure, vaatame, proovime. Et jah, ja ma ise tooks nagu ühe muret tekitava kohana, millest võib-olla ma räägin ka X-Factoris selle, et see schedule on teises pooles jaburalt raske. Esimene nädal siis mängivad Ramsiga Austraalias, mida ei ole vist kunagi juhtunud, mis on juba nagu selline veider algus. Week 10 alates nad mängivad, ma loen ette, at Cowboys, Vikings Mehhikos versus Seahawks, at Giants versus Rams, at Chargers, at Chiefs, at versus Eagles, at Cardinals. Mis nagu seal on Cardinals on seal vahel ja Giants võib olla, sõltub, mis nendega juhtub. Ma loodan, et kõik on terved, ma ise lähen ka sinna mängule koha peale. Aga ma ei tea, see on raske, see on päris raske. Ja mõlemad LA meeskonnad, Chiefs ja Eagles järjest 4 nädalat, nagu see on päris hea tessi hooaja lõppu on ja. Et Kiki, kui me räägime, Jan juba korra rääkis X-Factorites ka, et nagu kes sinu jaoks nagu suuremad X-Factorid siin mängu meeskonna juures on, kellest võib-olla oleneb kõige rohkem, kas see meeskond mängib hästi või halvasti? No kui me jätame need arstid ja muud medpersonali välja, siis äkki Brock Purdy ikkagi. Ja Purdy kindlasti, samamoodi ka Talju vigastustega, eelmine aasta oli terve on ja? Ta oli Mac pani hullu sul paar nädalat, või pani hullu, võitis Ramsi. Aga ta oli vigastatud. Okei, ja aga muideks, minu X-Factor,
CMC on nagu üle aasta terve. Ta oled, eelmine aasta oli terve, kas siis see aasta on see, kus ta poiss kukub või? Ei jinxi siin midagi nüüd. Palju ta trennis on puudu on nädal nüüd või? Jah, see on okei, väidetavalt on okei. Okay. Mingi jutt ma just enne nägin Twitteris, jumal teab kui päris see on, et aga see, et RB-d olid lepinguid saanud, et ta võib-olla tahab ka 1 aastat juurde tegelikult, aga see vist ei tulnud kuskilt Ninersi beat reporterilt isegi, aga see on ka võimalik. Jaa, tõsi, aga Jan, sul mõni X-Factor veel on või? Siuke? No jah, peale tervise veel minu arvates see, et kuna ma lugesin selle schedule ette, siis et enne week 10, kui sa nagu at Cowboysi lähed, mis on alati, hoolimata sellest, et Cowboys on Ninersi pitch olnud, siis on alati raske mäng. Et enne seda peaks olema 6-2 worst case 5-3 rekordiga, et midagi nagu sealt lõpust välja tuua üldse, et nagu play-off'i jõuda, sest tõesti see back half schedule'is on nagu jabur ja väga palju võõrsil mänge ka, kuna nad peale seda Austraalia mängu teevad 3 mängu järjest kodus. Et jah, ma arvan, et seal nad peavad alustama väga hotilt hooaega, arvestades kui palju vigastusi on ja kui nagu segane see kõik on ja mis Shanahani endaga nagu siin juhtunud off-seasonil on. Et see paneb natukene muret tekitama ja lisaks sellele tooks välja ka, et keegi noortest, keegi rukkidest on või teise aasta mängijatest peab nagu hüppe tegema, et mingit juice'i või boost'i anda, et on see dribbling või on see, nagu mainisin, Watkins või keegi kaitsest, et jah, keegi peab mingi hüppe tegema. Sest et see on, nagu me vaatasime ka siin drafti, kui me tegime draft review'si vaata, siis kõik, mitte kõik, aga päris paljud on siis väga halva drafti grade'i ka vaata 49ersile ja aastast aastasse, nagu sa mainisid kenne, Brock Purdy on ainuke vend selles drafti klassis, kes meeskonnas veel on. Brock Purdy oli 7. raundi drafti pikku, et nagu Lynch ei ole nüüd väga hästi suutnud draftida, kas see Lynch või Shanahan, kes iganes selle lõpliku otsuse teeb, see on ka alati küsimus on, sest tundub, et Shanahan on ka ikkagi päris palju seotud sellega, et neil on vaja sul on vaja 1-2 drafti klassi ja siis sul on meeskond vaata Seahawksi. Vaata Seahawksi drafte mingi 5 aastat tagasi, need ei olnud nii head, vaata. Me oleme inimesed, me kõik missime ja hitime, aga nad viimased 2 aastat lihtsalt järjest paugutanud. Browns on praegu ehitamas päris crazy't asja, et Brownsil on siin päris head 2 aastat olnud järjest, et potentsiaali, et tulevikuks ehitada. Aga Kiki, sa oled pessimistlik, päris palju probleeme, tervis, alustame sealt on ju, aga nagu kui kõik jääb terveks, mis on edukas hooaeg sinu arust? Eriti veel arvestades, kui me just enne rääkisime ka, et nagu pikas perspektiivis, et selle meeskonna nagu tuumikuga nagu aken on, kui mitte juba sulgunud, siis sulgu maas on ja. Et nagu mis sinu jaoks nagu hea aasta definitsioon oleks see aasta? Ei, ma olen ikka sisemuses olen ikkagi optimist, aga jah, ärme nüüd hulluks mine. Ütleme suht üldiselt siuke play-off võiks olla. Võiks olla eesmärk ja siis, nagu, aga ma olen seda vist juba iga aasta öelnud, et Eks siis ikka natuke optimist, sest et play-offis me kõik teame, eelmine aasta te läksite Philadelphiasse, võitsite Eaglesit, mis oli nagu üllatus tegelikult, aga siis läksite selle Juggernauti vastu, sellest me kohe varsti räägime, aga Jan, mis sul on? Notes või? Ei, ma nagu panin kaks asja siia, et nagu võit play-offis, sest eelmine aasta tõesti oli ka see, oli nagu üles-alla see hooaeg ja kõik olid vigastatud ja kõike muud. Ja siis nagu need 3 tundi, kui nad Eaglesit võitsid, kõik oli järsku nagu korras jälle. Et see nagu play-offi võit on nagu nii magus ja ma tõesti usu, et see roster kuhugi Super Bowli püündib, aga jah, võit play-offis oleks nagu see, kus sest eelmisel aastale ka tagasi vaadates lõpuks ma olen nagu oli pigem positiivne hooaeg või positiivsed tunded hooaega. Ja võib-olla ka nagu tulenevalt sellest, mis me kõik siin arutasime, natukene nagu selgem suund rosteri ja tiimi osas, et kas sul on see aken nagu täitsa kinni või sul on ikkagi mingi aasta sealt veel välja pressida. Või sul ongi vaja, võib-olla on targem sul üks oma vanadest headest mängijatest minema saata ja selle asemel keegi noore asemele võtta, on ju. Et kuidagi praegu minu arust nad on nii ründes kui kaitses, kui Shanahani skeemitamine välja arvata, nad on nagu sellised suht league average rosterid, võib-olla nõks üles, nõks alla, kuidas vaatad. Aga kuidagi seal keskel on ju, nagu me teame, kõige halvem pikaaegselt olla, et mingi nagu suund natukene kätte saada. Kiki, sa on nõustud sellega või? See oli just teise punktiga.
väga ilusti kõik selgesõnaliselt öeldud. väga hea. On siuke ristteele jõudmine, et kuhu läheb. Ja noh, kohati teil korra oli seal vahepeal see Covidi aasta vaata, kus kõik läksid katki, siis tulite tagasi, jõudsid veel üle Superbowlile, Birdiga on ja, et see korra on juba tehtud, et aga viimase asjana selle punkti juures nagu Shanahan ja Lynchiga olete rahul või? Okay, see oli... Shanahani minema ei tahaks saada, selles mõttes, et see on nagu pigem kindlasti läheks Lynch kui Shanahan, minu arust see ei ole nagu isegi close, et ja kui Shanahan läheks, siis ma ei tea, mitu first roundi sealt peaks vastu saama, et kuidagi ikkagi ta suudab nagu, no jaa, aga oleme aus, nagu ta suudab ikkagi sitast saia teha selle tiimiga. Et jah, võib-olla tõesti nagu mingi hetk on see, nagu me nägime, oleme näinud ju siin Harbaudega ja kõike muud, et see sõnum muutub nagu vanaks ja tüütuks ja kõike muud. Aga jah, Lynchi, kui see drafti klass ka ei hitti, siis ja tiimil läheb pigem sitast ja nad ei saa play-off'i, siis Lynchi iste võiks küll kuum olla. Sa, Kiki? Täiesti nõus. Okei, ma küsin Kiki käest esimesena järgmine kord. Üks predictionitest. Okei, siis kohe jõuame sinna. Ott, kui 10 palli skaalal, kui palju sa 49ersi kardad see aasta? Siis tuleb mingi loll vastus tuleb. Ei, nulli ütleme kindlasti. Mul on nagu selles mõttes arvestades seda, kuidas 49ers tampis meid vahepeal jõhkralt, siis ma ei saa nagu seda alla 5 panna mitte kunagi või noh, vähemalt veel mitte, et mina arvan, kuna me saime eelmine aasta ka selle esimese mängu kotti on kuigi ma nagu mõtlesin, et see ei ole võimalik reaalselt, ja siis ma olin veel nagu veits downsized oma tiimi koosas, aga lihtsalt neil oli see vigastuste probleem juba siis. Ma ütleks 6 reaalselt, sest mulle ei meeldi 49ersiga mängida, ma ei tea miks. Mulle tegelikult. Okei, ja. Mulle Seahawksiga ka mitte. Ma räägin, divisioni rivaldega on ebamugav mängida, kui need on head. Kiki, millist divisioni meeskonda sa kõige rohkem vihkad? Cardinalsi. Okei, Kiki võtab lihtsalt et see aasta oleks kena 2 lihtsalt võitu, süda on hea ka ja. Miks ma neid teisi pean vihkama, kui neil hästi läheb? Okei. Võtame eeskujuks näiteks. Ei, mul on ikkagi pitch pigeons, nagu öeldakse, et siin ei ole mingit konkurentsi Seahawksiga. Okei. Ott, keda sa kõige rohkem vihkad? Ma ei teagi, ma arvan Ramsi kusjuures. Jetsi. Jetsi, põhimõtte pärast. Aga siis lõpetuseks San Francisco, lõpetuseks siis Vegas annab 10,5 võitu, mis on minu arust üllatavalt kõrge, aga siis, mis me ennustame, Kiki, mis sa arvad, mis on, läheb üle või allapoole 10,5 võidust ja mis see lõplik ennustus on siis hooaja peale? 9-8. 9-8, siis läheb alla, on ja kas sa arvad, et see läheb play-off või mitte? Võiks minna, aga ei lähe. Okei, võiks minna veel, ehk siis on 8 seed, ütleme nii, fuck it. Okei, Jan, mis sa arvad? Ma arvan, et nad lähevad alla sealt küll, aga ma ise panin 10-7, et noh, see esimene pool schedule'ist ikkagi ma loodaks, et nad lähevad seal 6-2-5-3 ja siis suudavad neid sittasid tiime võita ja häid tiime kodus ka äkki mõne võita, et ma olen seal 9 ja 10 vahel, aga kindlasti arvan ka sealt alla pigem. Ja minu meelest ka 10,5 on päris kõrge ikkagi, sest no näiteks Seahawksil on sama 10,5 näiteks, et see minu meelest on nagu need 2 eraldi kategooria, natuke erinevas kategoorias. Ott, mis sa arvad? Mis nad tulevad? Ma olen Janniga samas paadis, aga 10, ma arvan, et sellega saab play-offi. Okay. No 10-7 peaks saama. Jah. Ja võiks saada. Kuigi... Ülar, pane 10-6-1 nüüd, et ei oleks kõik samal. Mulle ei meeldi need viigid, need on nii kervad tuksi. Vaata, Packers sai siin 1 aasta sisse niimoodi, selle viigi pärast. Aga ma pigem olen Kikiga selle 9-8 pool, et pigem sinna kanti, aga see schedule on päris jõhker, aga noh, hooaja alguses sa mängid meeskondadega, kes ei tea, kes nad on, nagu Cardinals, Miami, see Vegas on seal Titans, vist oli ka või?
jah, oli minu arust küll jah. jah, sul on noh, Denver, Washington ja Atlanta on ka seal, vaata. Joo, low-key Atlanta võib olla kõige halvem meeskond see aasta, see quarterback'i situatsioon ei lähe üldse käima nagu seal praeguse seisuga. Aga noh, ja week 9 võite saada Fernando Mendoza start, vaata esimene, et noh, who knows. Siin on nagu mänge küll, mis võita. Aga tuletan meelde, et NFC-s on ka veel meeskondi, et me ei lähe sinna kolmekesi Westist. See on hea point, jah, Nord on päris täis, East on päris täis see aasta, noh, lõunast tuleb niikuinii ainult üks, on ja, noh, suure tõenäosusega, aga niikuinii, aga jah. Aga bold predictionid, on teil ka mõned bold predictionid või? Kiki või Jan? On. Okei, let's go Kiki, hakkame tulistama. Positiivne, ma ei tea, kui bold see on, aga George Kittle mängib kõik mängud. See on bold. Ja see on siis praegu 17. augustil salvestamas 3 nädalat endal aega. Ja, sest et kas ta on pupis veel? Jah. Okay. Aga väidetavalt tahab Austraaliasse rännata kaasa kindlasti küll, nii et. Jep, ma olen ka seda kuulnud. Siis Jan, on sul mõni? Ma päevatu kõik tuleb juurde tagasi. Ma ütlen ka oma positiivse, mul ongi ainult positiivsed siin, uskumatu. Ma ei tea, kas see esimesena, ma ei tea, kui pool see on, aga ma panen, et meil on hooaja lõpuks top 5 offensive line. Sest see on nagu see üks positsioonigrupp, mis minu arust on nagu positiivses suunas liikunud, kui Williams on selge ja minu arust see on suht bold ka, sest ma vaatasin mingi konsensusrankingud andsid sinna mingi 10, 11, 12 kuskil seal. Ja mulle täitsa meeldib, mõni rookie on väidetud training campis väga hea olnud ründeliini peal ja Booney oli hea kaardi peal. Brendel on päris okei center ka vaata solid. Just, et nagu kuidagi on nad ennast sittunud olukorda, kus neil on okei ründeliin. Kui Trent Williams on terve, see tundub väga hea olevat, aga noh, kaua ta on alati hooaja lõpud tuksi läinud, iga aasta see viimase 2 vist. Nagu, okei, ja Kiki, mis sul siis see üks negatiivne, aga paneme me negatiivse ka oleme ikka eestlased? Ütleme, et John Lynch ei ole enam järgmine hooaeg general manager. Okei, ja ilma Shanahanit, jah? Jah. Ma paneks sinna selle asteriksi juurde, et Shanahanilt tuuakse sisse juhtkonna poolt GM, kes teeb otsus. Aga ma ei tea, kas Shanahan on nõus sellega, vaata, see on see küsimus. See läheks tülli pigem. Jah, et seal, ma ei tea, keda ta respekteeriks, kes on siuke nagu, ma ei tea, või siis on selle, Saavi, paneme Mike Shanahani selle standing GM-iks, vaata. No väidetavalt tema leidis Purdy, nii et miks mitte. Jah. Okei, John Lynch pole GM, sobib. Siis Jan, sul on veel mõni, on ju? Ma ütlen oma ühe lihtsa ka, et Stribling võidab offensive rookie of the year'i, sest see hype, mis sealt nagu training camp'ist igalt poolt on tulnud, on nagu uskumatu ja eriti selle kohta, et Shanahan tavaliselt ei mängi oma rookiesid, aga seal konkreetselt võib olla see, et mitte kedagi teist ei ole mängida ja ta on kuidagi meenutab nagu, ta lihtsalt tundub nagu väga palju kõrgemal aega Joanne Jennings mulle selle põhjal, mis on nagu seni näinud, et jah, sure, why not? Kui see tiim on hea, siis ta võib oma 80-90 targetit saada, kui see on piisav. Okei, Ott, sul ka mõni on või? Ikka on. Mina kui põline alati Fantasy's Mike Evansit omav omanik, ma tahtsin tema kohta midagi panna, mõtlesin korra panna, et teeb enda all time yardide rekordi ühe hooaja oma, aga see tundub natuke liiga bold, sest see number on tal 1524, et ma paneks, et ta tuleb 1400 pluss yardi. Mis on ka bold. Kuule, see 100 jaardi pole nii erinevus, see on juba siis ju, või noh, see ei ole. On küll, ausalt, usu mind 100 jaardi receiveril on päris suur erinevus üle. On see 1400 või 1500, see väga palju pole, see vähem boldimaks teed, seda ütleb nii. No kui sa mängid 14 mängu või 15 mängu, siis see on väga suur vahe. Seda küll, jah, vaata siis sa panustad selle, et ta mängib 16 mängu, mitte 17 mängu, jah? Jah. Täpselt nii. Ja siis, aga see 1500 on ka 16 mänguga tehtud, aga see oli enne, siis kui nad muutsid, et ta oli siis terve. Ja aga ta võib paneme 1400. 30 aastat noorem ka. No veits, jah. Ja James Winston oli quarterback, kui ma eksi, 2018. No jah, see oli see 5000 jaardi hooaeg suht kindlalt. Vist tegelikult ei olnud, võib-olla oli ka.
ma ei mäleta, mis aastal tal oli see üks hea aasta Winstonil. Ei, see oli aasta enne ju, enne kui Brady tuli, see oli 19. jah, tundub jah. Evans, okei. Aga on sul veel mõni? Ma ei teagi, mina ise nagu, ma ei oska seda kuidagi boldistada sinna, aga mulle nagu tundub, et see CMC needus ka nagu murdub see aasta. Et ma ei oska seda kategoriseerida, et ta on nii-öelda, ütleme siis, et ta mängib 16 mängu vähemalt. See on, ma arvan, juba hea tema puhul. Ta mängis eelmine aasta 17 ja ma ei tea, kas see väga bold on ausalt öeldes. Kui sa võtad lihtsalt selle järgi küll jah, aga jah. Ma ei oska nagu seda kuidagi panna sinna seda, et ühesega point on see, et ma arvan, et CMC on healthy. Okei. Jan, mis sa ütlesid või kes kikitus või? Ja ma ütlesin, kuidas sa Needu selle statse paned juurde? Okei, jah, tõsi. Aga jah, ma vaatasin CMC viimase 2 aastat 4 jaardi per carry ja eelmine aasta oli 3,9 jaardi per carry, eks see on ka päris palju kukkunud siin kolinaga, kui see 23 aastat oli 5,4 ja karjääri keskmine 4,6, okei, huvitav. Et kas ta on jah, kummal pool oma karjäärist ta on praeguse seisuga, et kas ta on pigem langemas või mitte, ma ise ei hakanud isegi mõtlema ühtegi bold prediction, sest ma teadsin, et meil on neid piisavalt neid, kes siia panevad, et siis need bold prediction'id läksid kirja, aga siis Kiki, thanks tulemast. Jan tuleb, räägib trashi natuke teistest meeskondadest ka koos Otiga, et mul on vaja kedagi, kes Oti vastu ka midagi räägib, ja Kiki, thanks tulemast ja siis järgmine aasta uuesti, jah? Jah, ikka. Okei, väga super, aga okei, kuule, tšau. Tšau. Järgmine meeskond, lihtne NFL-i champion, easy money eelmine aasta, Seahawks võitis lihtsalt, mitte midagi keerulist polnud, superstar mängijatega, igas tasandis oli superstar mängijaid, kõige paremad suured nimed olid seal nagu Jake Bobo, nagu Charles, nagu Abe Lucas, nagu AJ Barnett. Cooper Cup, suurem nimi, mida tegelikult oli. aga jah, siis läheme Seattle Seahawksi juurde, kus siis on Ott ja siis Jan on olemas. Ja ma teen kiire kokkuvõtte Ott eelmisest siis off-seasonist ja Mike McDonald on ikka peatreener. Poiss on päris palju jooksis käinud vahepeal või siis mingid aineid teinud. Võib-olla peatreenerid ei kontrollita, ma ei tea, mis iganes. Neil ei ole seda drug testi on ja, aga suuremad nagu ära minejad meeskonna juurest oli siis Kenneth Walker, kes oli ka siis Super Bowl MVP, jooksja, Kobe Bryant, kes oli siis starting safety ja Rick Woolen, cornerback, kes oli siis kolmas, cornerback, kuigi eelmine aasta ta võttis nagu oma rollil sammu tagasi, et ta on nii tähtis kui varasemad aastad. Ja Boye Maffia läks ka, kes oli rotational defensive end, aga siis vabagendi turult toodi sisse Dante Flower Jr., Terrion Arnold toodi sisse just eile või üleeile, millal see ametlikuks tuli. Witherspoon ja Rashid Shaheed said siis lepingu pikendused, et 2 tähtsat nime kui Witherspooni lükkämist tegelikult kõige suurem tegelikult terve off-seasoni peale. Seda on üks parimaid cornereid, kellest absoluutselt ei räägita NFL-is, kes mängib nii nickelis kui väljas. Ja draftis viimase pikina esimeses raundis võtsid Jadrian Price'i Notre Dame'ist Pat Clark tuli safety peal teises raundis ja Julian Neal, cornerback tuli 3. raundis. Et Ott, kui sa nüüd paned endale fännimütsi pähe, et 10 palli skaalal, kui optimistlik sa oled see aasta vastu minnes siis sellele hooajale, eriti arvestades, et sa võisid Super Bowl eelmine aasta? Võttis sõnatuks vist see Super Bowli võit. Ott on vist juba teises maailmas jah praegu. Ott, tal tuli meelde, et nad võitsid ja siis ei suuda enda elevust containe'ida. Ja nüüd ta läks üldse ära vaata. Nii ära tõusnud on Seahawksi fännid ikkagi peale seda run'i. Ma küll kardan Seahawksi. Aga nii kaua kui Ott ei kuule siin, siis jah, on ikka jube hirmus tiim on see aasta ka. On või? Ja ma arvan, et nad jah, ainus nagu päris kaotus, mis neil oligi ju Kenneth Walker tegelikult. Et kõik muu, see selleks ja ma usun, et ja muidugi Kubiak ka on ju. Et ta ikkagi hoolimata sellest, et Arnold oli kõige rohkemate turnoveritega QB NFL-is regular seasonil, suutis selle asja nagu toimima panna.
et ma usun, et see tiim on, eriti arvestades seda, et kõik mängijad on noored, siis võib vabalt juhtuda see, et tiim on tegelikult parem, mängib paremini, lihtsalt see aastast aastasse, noh, me teame, kui raske repeatimine on ju. Ja siis on ikkagi see, et Sam Darnold on su QB, kes oli veel kord NFL-i kõige rohkemate turnoveritega QB. Aga kas me saame, et Darnold on nüüd 2 aastat päris nagu, ütleme nii, top 10 quarterback vähemalt olnud, või mitte isegi kõrgemal, Vikingsi see aasta, ainuke aasta, mis tal oli, ja siis nüüd Seattle jooks, et nagu ja NFL-i mängijad panid ta 5. kõige paremaks quarterbackiks NFL-is. Nagu see oli siis see Players 100, vaata, mis just tuli välja, ta oli 20 seas, aga 5. kõige parem quarterback. Kas me võime nüüd juba julgelt öelda, et Sam Darnold on nagu väga okei quarterback või? Et ta ei ole past? Ei, ta past kindlasti ei ole minu arust, ma arvan, et no Jetsi jaoks ta on, aga jah. Ei, noh, Jetsiks nendest ei pea rääkima, aga jah, ta on kindlasti nagu selline QB, kes aitab sul võita, mis on midagi, mis ma arvan, et 2 aastat tagasi veel ei saanud öelda. Isegi, noh, enne seda Vikingsi hooaega kindlasti on ju, sellest rääkimata. Aga jah, ta on ka see, et nagu ma ei imestaks, kui nad kaotaksid play-off'is mängu tema pärast. Et nagu see küsimus on õhus ja noh, muidugi see võib ükskõik kellega juhtuda, on ju, ma olen näinud, kuidas igast mängijad kokku varisevad. Ja, Drew Brees ajalooliselt on mängis pigem halvasti play-off'is kui hästi, terve oma karjääri jooksul peale kokku. Just. Aga jah, nad on nagu, nad teavad täpselt, mis tiim nad on, nad mängivad nagu täpselt oma plaani järgi suurepäraselt, kaitse on lihtsalt jaburalt hea. Ja seda mingi All 22 ma natukene, no see Ninersi play-off'i kaotus oli lihtsalt masendav vaadata, sest see mäng on 5 minutiga läbi. See ei ole nagu mitte midagi teha. Ja jah, et veider ja väga huvitav tuleb nüüd näha, et kuidas ja mida nagu teised coach'id üldse proovivad välja mõelda selle kaitse vastu. Ja mida nüüd esimeses mängus kohe Patriotsi vastu, mis Patriots ette võtab, sest see Super Bowli performance oli olematu. Jah, kui see Patriots tuleb ka väga sarnase personaliga tagasi vaata, et just rääkisime Patriotsis ka, et see on suht sama nagu väga sarnane rematch, sest suht nagu sarnased nimed on nagu põhivennad mõlemal meeskonnal vaata selleks hetkeks, et Ott tuli ka tagasi, olemas jah, Ott kuuled? Ja, ma kuulen. Ott kuuleb väga hea, aga nüüd Ott, ma käisin läbi off-seasoni, suuremad liigutused, kes sul nagu off-seasoni peale seda off-seasonit, eriti arvestades, et te võitsite natukene üllatuslikult Super Bowli, mis sinu nagu optimismi skaala fännina on praegu 10 pallis skaalal? Kui ma seda numbrit panin, siis ma tegelikult mõtlesin nagu, et nagu alati on vaata see, et paned nagu 9 ja mõtled, et alati saab paremini, aga ma mõtlesin, et kuidas saaks paremini üldse olla nagu, et tegelikult ma panin 10, sest noh, me just võitsime Super Bowli, meie satsist on nagu see Hard Knocks'i saade, ma ei tea, nagu me andsime jah mingeid nimesid ära, aga tegelikult nagu kogu nagu tuumik jäi samaks, et üldises mõttes ma ei kujuta ette, kuidas ma saaks optimistlikum olla. Meie sats on tegelikult tuumiku mõttes noor ka, et nagu ma ei tea, raske on nagu rohkem optimistlik olla. Ja huvitav on see, et ma just Jan Joonasega rääkisime ka, enne rääkisime Sam Darnold, et nüüd võib juba suht kindlalt öelda, et ta on mingi top 10 quarterback NFL-is ja ta on näidanud mitu aastat nüüd, et ta suudab olla, sa saad võita aga vaata, et see ei ole probleem, ta ei ole enam minu arust, me Janiga mõlemad nõustusime, ma arvan, Ott on ka sellega nõus, siis võib-olla üks suurem liigutus, mis siin off-seasonil juhtus, oli teie offensive coordinator Clint Kubiak läks on ju Raidersi peatreeneriks. Teie uus offensive coordinator on Brian Floreny, kes tuli 49ers. Titan ligitele coach oli. Ja et ta tuleb sarnase süsteemiga sisse, et väga palju tohib muutuda ka, sest nad tulevad sellest West Coast skeemiga, sest noh, Kubiak ja vana Kubiak ja vana Shanahan on mõlemad tulid samast puust, vaata, natuke oma moodi teevad asja, aga suures pildis Clint Kubiak ja kõik Shanahani süsteem on sarnane, et see vist ei ole ka väga suur probleem ju, Ott.
Ei ole jah, ma olen pigem siin positiivselt kuulnud, okei, see pre-seasoni esimene mäng, seal reageeriti võib-olla natuke üle sellele, et noh, ma ei tea, et see, et me lähme pre-seasoni esimesel mängul 4. peal ja teeme mingeid võib-olla mitte kõige nagu loogilisemaid playsid, noh, mina nii palju ei loeks sellest, aga tegelikult training camp'ist ja igalt poolt mujalt on tulnud nagu väga-väga positiivseid uudiseid ja tagasisidet, et nagu kui Mike McDonald nagu ütleb, et selle ründe vastu on pagana raske nagu kaitset ette valmistada, selle vastu nagu kaitses mängida, siis ma olen happy, noh, sest nagu ausalt minu jaoks ei ole nagu paremat kaitsekoordinaatorit ja selles suhtes, et see on nagu minu jaoks siuke ultimate praise nagu, et kui nagu meie kaitse ei suuda selle ründe vastu kaitses mängida, siis siis on nagu well done. Jah, sa saad ju iga päev kõige parema liiga potentsiaalselt kõige parema kaitse vastu mängida, vaata, et see on hea test igapäevaselt on ju, aga nüüd off-seasoni peale vaadates nagu Ott, mis su lemmiklüke oli või mis lüke sul üldse meeldib, mis Seahawks tegi? No kui lemmiklükkest rääkida, siis nagu minu jaoks see üldine nagu lemmiklüke ongi see, et noh, okei, siin kui off-season recap tehti, siis tundus, et päris palju oli kaotusi, aga tegelikult nagu see satsi nagu core tuumik jäi alles kõik ja nagu meil on olemas nagu kõik need mängijad, keda me nagu, kes minu arust seda satsi nagu veavad, et jah, oleks saanud nagu paremini, et selles suhtes, et nagu halvim asi, mida minu arust näiteks oleks saanud vältida, oli K9-i kaotamine, et mul on nagu siuke tunne, et see kuidagi nagu seda oleks võib-olla saanud paremini handlida, et meil oleks võinud ikka Kenneth Walker alles jääda, et ta ju eelmine aasta tõestas, et ta on väga okei running back, aga noh, võib-olla ma ei tea päris kõike ja halvim pool sellest, mis juhtus, mis oli veits paratamatu, mis ma teadsin, et nagu nii juhtub, on see, et Clint Kuubek läks nagu ära, et nii meil nagu on tegelikult see Brian Flory nagu olukord on ju ja nagu tegelikult Kuubek oli ju hea, aga noh, ma nagu näen seda, et tegelikult meil ei olnud ka mingit võimalust Kuubeki nagu alles jätta, et see oli nagu, seda oli juba enne Superbowli tajuda, juba play-offides tegelikult tajuda, et ta nagu nii läheb, et selles mõttes noh, seal ei saa nagu kedagi süüdistada. Et palju on Kuubeki pigem. Jan, sul on veel mõni huvitavam lükke, mis sa tegid siin off-seasonil? No jah, see Terrion Arnold oli nüüd siia lõppu selline kui nad leiavad selle lae üles, siis nagu jah, muidugi, aga eks ole näha, kas ta üldse saab väljakule, mis seisus ta ütleme nii, et siis legal trouble'id on. Jah, sest mis tal siiamaani õhus tehniliselt paberi järgi on eluaegne vangistus nagu kõik halvimad situatsioonis on ju, aga Terrion Arnold, ma natuke läksin tagasi, ma veits kuulasin neid drafti asju ka, sest et miks inimestele ei meeldi Terrion Arnoldi Big Lions'is oli see, et ta ei ole väga hea man-to-man coverage, ta pigem zone corner ja Seahawksi skeem peaks rohkem sobima temale. Et see on üks asi, mis on väga exciting, kui ta on väljakul mitte vangis see aasta, siis ta peaks Seattle'it aitama, eriti arvestades, et see number 2 cornerbacki koht on natuke nagu open competition, vaata. Sest et Rick Woolen läks ka ära, aga Josh Jobe on alles, aga noh, see oli eelmine aasta, see oli see, iga nädal me läksime, ründa seda teist cornerit, vaata, see on see koht, kus me saame rünnata ja Rams pani 39 punkti, aga Arnold vastas samamoodi, mis 35 või palju lõpuks oli, vaata. Aga selles suhtes ma ütleks ka siis sellega koos, et see cornerbacki positsioon on võib-olla selline nõrgem, aga see on jälle Nick Picking, aga Ott, on sul mõni selline murekoht meeskonnas veel? Mul on 4, aga jah, need on ka jah, võib-olla, see on võib-olla jah siukene, et lihtsalt palju jälgin neid asju, üks on muidugi ilmselgelt on running backi positsioon on ju, et kuna meil Charbonnet on vigane, Kenneth Walkerit ei ole, Kenny McIntoshi ei ole enam, meil on põhimõtteliselt running back ruumis on laias laastus Holani ja siis Jadarian Price, veits siuke tundub väga õhuke jää nagu, et kui näiteks seal veel peaks keegi katki minema ja ütleme Charbonnet tagasitulek liigub kaugemale, kui see peaks olema, siis see on niisugune koht, mis võib-olla kõige rohkem muret tekitab. Teine asi, mis nüüd just hiljuti ära muidugi lahenes, et mul on Witherspooni särk olemas, aga lepingut veel ei olnud tehtud, et mis värk sellega oli, aga sellega sai korda, et sellega pärast ei põe. Siis kolmas asi ka, mis äsja just tekkis, see asi off-season ja hallimate lemmikliigutuste võib-olla juurde panemata, et siis hea, et Jan selle välja tõi, aga Terrion Arnoldiga ma kardan, et kaasneb mingisugune nagu karmavõlg.
lihtsalt, et mitte isegi see, kas ta on hea või halb, aga lihtsalt me võtsime põhimõtteliselt nagu kriminaali enda satsi, võib-olla ongi Seahawksi see kultuur ja see sats ja see nagu solid tuumik nagu see, kes teeb temast inimese ja teisipidi nagu tilk tõrva nagu meie potis võib kõik ära rikkuda on ju. Ja viimane asi on siis see, millest ma juba rääkisin ka tegelikult, et Flori nagu me oleme kuulnud jutte, me teame, mis ta nii-öelda või oletame, mis ta trennis nagu teeb, et ta on seal päris hea ja aga me tegelikult ju ei tea, milline see rünne on ja kas see nagu toimib, et ja siin esimesed paar mängu ka tõenäoliselt ei näita veel seda ära, et seal võib olla seda nii-öelda rookie kobinat natuke ja ühesõnaga, et see on siuke ma arvan, hooaja kestev kõige suurem niukene küsimärk. Eriti arves, mis on nagu ründe poole peale need küsimused rohkem vaata, mis on ka ilmselge, sul on kaitses kes on nagu eliit olnud on kaitses just coach'ina. Ma üritan leida Zach Charbonnet nagu timeline, aga siin ei ole mitte mingit nagu ilmselgelt nad ei ütle sulle, 2 nädala pärast tagasi, ta on veel pupi, ta ei ole veel terve isegi trenni tegemiseks, et suure tõenäosusega week 1 ei mängi on ju. Ei mängi täiesti kindlalt isegi mitte vist, et ta ei ole isegi kuskil isegi nendes saadetes, ta ei ole minu arust isegi nendes ruumides nagu olnud, et kui me näiteks räägime sellest Eman Moori vaata hüpekas nüüd tehti ju korda ja käis opil ikkagi lõpuks, siis ta nagu tolknes seal ringi, isegi sõitis selle imeliku ratastooliga seal ringi, aga Charbonnet pole nagu kuskil näha olnud isegi nagu mitte, et selles suhtes esimene week 1 nagu ma ütleks, et 95% tõenäoliselt ta ei mängi. See oleks suhti rumal ka minu arust panna mängima, sest ta on siukene nagu jõuline running back ka ja seda nagu pole mõtet vara tagasi kiirustada. Ja, hooaeg on pikka on ja siis kui me läheme järgmise kategooria juurde, siis nagu mis on suurim X-faktor, minu arust Jadrian Price ongi üks suuremaid täpselt selle pärast, et ta peab olema mulle bold prediction ka taga seoses, et nagu tal on väga suured jalanõud täita nii-öelda, eriti arvestades ta on praegu vigane vaata, et nagu veits banged upitud hetkel, aga running back'id natukene banged upitud kämbis ikka juhtub on ja, et tal on väga suur roll, et ma ei tea, Jan Joonas, sul veel mõni X-faktor ka siin oma nimi, kel silma peal hoida ja see on nagu selles mõttes ongi Seahawks minu arust nagu natuke veider tiim, et meil ei ole nagu otseselt neid mingi giga alfa mängijaid, kes on nagu suurepärased, vaid lihtsalt see kogu tiim on lihtsalt nagu üldiselt väga hea. JSN-iks ja kõiki muud on ja MN-voorideks. Aga nagu, et see tiim on lihtsalt tervikuna väga hea. Minu arust võib olla see, et see ründeliin nagu ei kukuks tagasi, sest Arnold on olnud nagu halva ründeliiniga halb. et eelmine aasta ka nad olid ju liiga keskmised umbes ründeliinis lõpuks. Et kui nad püsivad seal või lähevad üles, kui sealt nagu teisel pool hakkab kukkuma, siis võib nagu natuke hapuks minna. Eriti RB ruumi arvestades. Jah, Ott, sa oled hunnik nimesi öelnud ka, sa võid nendest suurem osa nendest on võib X-faktoriks ka öelda, aga on sul veel mõni siuke nimi või asi, millest me ei ole ilmtingimata rääkinud? Peale Karma muidugi. Ma tahaks nii-öelda tuua siia sisse võib-olla, ma tean, et kaitse poole peal on selles suhtes natuke nõme seda tuua, sest ma arvan, et kaitse nagu nii toimib ja seal nagu individuaalselt kedagi välja tuua, aga ma arvan, Riley Mills teeb päris huvitav hooaja, sest ta on viimaks nagu terve, see vend, kes Superbowlil tegi selle mingi monster säki, kus ta tappis keskelt ära mingi Patriotsi venna, lihtsalt see suur valge inimene lihtsalt on ta. Ja ta on siuke vihane suur valge nose tackle nagu, et kui tema nagu suudab terveks ja tal on siin veits bänge upitud on siin vahepeal, aga ta mängis esimene pre-season mäng, mida ta ei ole nagu siiamaani kunagi teha saanud, et ta võib koostöös Murphy'ga teha päris ägeda sisemise linemani hooaja ja Reedi ka, Reed on ka meil muidugi veel. Üks positsioon, millest me ei ole, üks linebacker, kelle peab ära mainima lihtsalt sellepärast, et see on üks nimi suuremast Drake Thomas. Eelmine aasta mingi 2 korda mainis, ma pidin guugeldama, kes see alguses oli hooaja keskel, kui Ott mainis teda on. Et väga hea kutt, undrafted rookie free agent, 4 aasta tuleb see aasta väga hästi mänginud seal on ju Jonesi kõrval on ju, kes on Ernest Jones, aga just see front sevenis kusjuures. Miles Murphy on nagu 2 sammu kaugusele eliidist, ta on nagu väga hea defensive tackle, nose tackle just, aga seal kõrval DeMarcus Lawrence ütles välja, et seda viimane aasta on ju. Ja
no, Tankil viimane. Leo Williamsil ei ole ka väga palju alles, nad on 32 aastane juba teine D-tackle on ju. Et Novusu on ka veteran, teil on seal taga veel nooremaid defensive ende ka, aga just see grupp vaata, kes esiteks nad on natuke vanemad, võib-olla see vigastuse oht on ka kõrgem on ju, et see on see koht, kus võib väga kiiresti muutuda see nõrkuseks minu arust. Ott, mis sa arvad? Jaa, võib-olla küll, sest Mafe läks on ju, aga meil on jällegi, ütleme, kui sa võtad D-tackli asemel, Leo Williamsi asemel, ütleme, kui Riley Mills täidab selle augu ära, siis põhimõtteliselt on seal korras on ju, ja endi koha peal. Riley Mills on nõus vaata, ta on sama nagu Murphy vaata, ma ei tea, kui hästi need kahekesi. Ja seda küll jah, ja kui need kahekesi on keskel, siis võib-olla on liiga suured nagu on ju, see on tõsi. Endi koha pealt jah, ütleme, meil oleks vaja nagu 2 auku täita, Derek Hall täidab 1 kindlasti ära ja ta nagu nii on rotation. Kui ta suudab quarterbackist eemal hoida trennis, muidu Mike McDonald laseb ta lahti vahepeal. Mike McDonald ikka väga tuimalt saatis ta sinna pimedasse kohta jah, aga see on ka üks osa sellest satsist, et ta ütles ka, et seal see oli see, mis jõudis igale poole sinna, ma ei tea, NFL-i reddititesse asjadesse, aga tegelikult nagu selle episoodis pärast rääkis ka, et see on kõige lollim trend, kus Derek Halli omada nagu, sest tal ei ole seda nagu et ma teen poole vinnaga või 50 prossa volüümiga, et ta paneb alati täie pasaga ja siis sa ei tohi kedagi puutuda, et see ongi aju vaba, et seda ongi raske handlida, et selles suhtes ma tema pärast ei muretse nagu. Ja ma miski pärast näen ka, et kuna nagu see veteran presence on praegu siuke, et nad nagu mängivad ja võib-olla coachivad või ma näen ka, et nad coachivad seal sellest jällegi Hard Knocksist on ju, see muidugi ei ole päris täis tõde on ju. Et siis nagu praegu tegelikult ma arvan, et mingi noorel selle esile kirkida ei ole nagu võimatu ka, et selles mõttes praegu on täpselt siuke tee näitajaid on palju. Ja kui sa ka võtad Mike McDonaldi nagu ajalugu, siis tal ei ole ilmtingimata olnud seda ühte elite defensive endi, nii nüüd on suutnud väga hästi skeemiga ja siis ära kasutada neid häid mängeid vaata pressure'i loomiseks on ju. Jah, ma tegelikult tahtsin mingi aeg siia panna ka Sam Darnoldit, aga minu jaoks nagu Sam Darnold sinna panna X-Factoriks on selles mõttes nagu kummaline, et ta eelmine aasta juba oli ja tegelikult ta tegi eelmine aasta ju kõige rohkem turnovereid quarterbacki positsioonil nagu üldse kogu liiga peale, et selles suhtes ma ei tea, kas sa literaali ei saa rohkem turnoverit teha, sa ei saa viimasem olla vaata, et selles mõttes ma nagu arvaks, et ma ei tea, kui hull nagu faktor on, sest ma tean, et ta on see boom or bust nagu väga tihti, tal on väga hea käsi on ju, aga ta teeb neid lihtsalt eksimusi ka. Et selles suhtes tema nagu mängustiil by default ongi X-Factor, et selles suhtes seda võib-olla nagu ei ole mõtet üldse mainida. Tõsi, aga nüüd, kui see lõpetuseks nagu, mis peab olema hea aasta sinu arust fännina, nagu mis peab juhtuma see aasta? Minu nagu loogika on siin, et me hea aasta, tegelikult reaalsus on see, et ma nagu tahaks öelda, et ma pettun, kui me ei jõua NFC Championship mängule, aga hea aasta on siis, kui me jõuame tagasi bowlile, sest minu arust nagu see bowl on siuke, et ma ei tea, see on suht anyone's game, me nagu eelmine kord nagu kottisime täiega, aga tavaliselt see on siuke, kes on rohkem terve suutnud püsida play-offide vältel, kõik siuke värk, et nagu ma näeks, et mängima match-up'id on ju. Et hea aasta on siis, kui me tagasi jõuame Super Bowlile. Aga Seattle ajalukku vaadates, siis olete seda ühe korra teinud. Nii et nagu peale võitu kaotasite, nii et ma ei teagi, see on see igivana küsimus, kui ma parem ka Super Bowlil üldse jõuda ja kaotada või see, et see ei jõuagi Super Bowlile, hea küsimus. Päris tragikoomiline oleks nüüd, kui me lähme Broncose vastu ja siis kaotame, see oleks väga fucked up. Okei, paneme kirja sellest bold predictioniks, jah, tavai. Oleks väga hea. Siis lähme teeme nüüd ennustused ka siia lõppu, et Vegas annab 10 pool, nagu ma enne ütlesin ka siia Seattle 49ers juures. Mina ütlen lihtsalt üle, ma arvan, 11-6 on täiesti reaalne, eriti arvestades, et see tuumik on tagasi, väga vähe, nagu väga hästi kaotusi, väga suuri kaotusi on meeskonnas olnud, on ju. Kas ma tõesti usun 100% Sam Darnoldisse? Võib-olla mitte, aga nagu Jan alguses rääkis ka, ta suutis võita selle meeskonnaga, kui ta oli kõige suuremate pallikaotuste numbriga NFL-is tervooja peale, et nagu siis tähendab, et see meeskond on hea vaata ja Mike McDonald on nagu söge coach, nii et ma panen 11-6 ja siis ta läheb üle sellest. Jan, mis sa arvad? Ma arvan ka, ma julgeks isegi selline 12-5 siit panna, et ma arvan ka, et nad on raske ennustada, kes seda divisioni võidab, on ju, sest üks tiim on veel rääkimata, aga ma arvan, et nad on kindlasti play-offis ja nii alla nad ei kuku. Ja Ott, mis me siis paneme sulle?
no üle ja ma panen siis 12-4-1. 12-4 ja üks vist esimene fänn, kas Tai Peak paneb siia. Jep. Davai, 12-4-1. Kellega te viiki lähete? Cardinalsiga või? Ramsiga tuleb üks viik või? Hooaja viimane mäng viik. Ja see oleks eriti äge, kui oleks viigi, siis viimase mängu mängime viiki, see oleks täiesti sõge. Aga siis lähme bold prediction ikka, ma juba korra mainisin, ma ei tea, te öelge, kas see on bold prediction, aga ma ütlen, et Jadon Pierce, kes oli siis Jeremiah Love'i backup college'is ja me oleme tulnud esimese raundi pikid, Jadon Pierce'il on rohkem rushing yard'i ja touchdown'i kui Jeremiah Love'il see aasta. Minu bold prediction on tegelikult sama tüübi kohta, aga ta läheb natukene boldimaks sellepärast, et ma ütlen, et Jadon Pierce on number 1 rookie total yards. Siis receiverid ja tight endid ja kõik offensive rookid, ta teenib all purpose yard'e rohkem kõigist. Ehk siis receiving pluss rushing, sest et ta on sõge hea receiving rookie ja ma ei arvesta siia punt return'i, sest ta võib-olla on punt return'i, kui Shahid peaks viga saama näiteks. Vaid ma arvestan nagu siis nii-öelda ründes reception, nii-öelda receiving yard'id ja rushing yard'id siis jah. Okei, davai. See on päris tore. Ma mõtlesin ja vaatasin ja siis oma fantasy ajuga jõudsin selleni, et Tory Horton juhib tiimi touchdownides. Seda venda pole isegi maininud korra. Nice, see on väga aus. Sest et tegelikult just, ja ta eelmine aasta. Oota, milles receptionites või? Jaa, paneme muidu või fuck it, pane touchdownides, suva. Neil on running back committee seal niigi. Davai. Sest et ta natuke näitas seda eelmine aasta, et ta on nagu walking touchdown ja see, kui JSN kinni panna, siis kelle ajal sa veel seal viskad, on ju? No, see oli see põhi takeaway, mis meil iga nädal oli, et võtas JSN ära, kes seal teeb, aga nad said hakkama ilma, aga see absoluutselt. Millest me ei rääkinud, number 2 receiver, vaata, või tight end / receiver on ju, sul on H.J. Barner tight endina, võib-olla sammu edasi Tory Horton, kes oli rookie eelmine aasta, ta on mul fantasy'st ainesse, siis istub pingi peal, on ju. Ja Cooper Cup on ka alles seal, aga mis tal on ja Shahid, kui palju ta on receiverina, tegelikult see on küll üks küsimuse koht küll, vaata, et kui JSN-iga peaks midagi juhtuma, ta 6 aega väljas või midagi, vaata, mis siit saab? On ju, Ait? Ja täpselt, minul on tegelikult teine bold prediction ongi receiverite koha pealt ka ja ma olen siin muidugi igal pool mujal rääkinud, et AJ Barner paneb väga hullu on ju, aga ma arvan, et see ei ole enam bold, kui ma seda räägin. Et minu bold on see, et Rashid Shahid saab üle 1000 yardi receiving ut siis, et tema karriir best praegu 600, mingi 50, et see ma kvalifitseeriks selle kui bold. Jah, tal oli see viimane või üle, mitte see eelmine aasta, vaid üle-eelmine aasta vist vaata enne vigastus Saintsis, tal oli mingi 3 mängu järjest, kus ta lammutas, vaata, siis ta see viga. Vaata, seal tal oli nagu näitamas. Jah, et ta on, flashes on tal alati on see ja kui ta nagu hakkab, ta on 719 sai jah, see 2023 oli see aeg, mis sa mõtlesid, kus ta startis ainult 8 mängu ja võttis 719 jardi. Et et selles suhtes jah, ta on siukene jah, et kui ta nagu saab liikuma, siis ma arvan, et see on mega nagu, mis sealt võib tulla. Et tal saavad need jardid väga kiiresti täis, aga see on see, et ta peab olema terve, vaata, see on suur küsimärk. Jah, see on tal kogu aeg olnud jah. Aga siis, Seattle'iga saime ühele poole, Lebo ainult tund aega läinud 2 meeskonna. Teeme kiiremini. Pole midagi rääkida, sest et Cardinals ei või skipida. Ja ma arvan ka, Cardinals fännid tahavad küll skipima selle nagu. Siis Los Angeles Rams on järgmine meeskond, kes on siis kõikide spetsialistide, ekspertide arust NFL-is praegu number 1 meeskond. Ma ei ole kordagi näinud, et nad ei ole number 1, aga võib-olla kuskil keegi ta pole teistsugune, lihtsalt paneb pulli pärast, aga kui me vaatame lihtsalt paberi peale praegu, hetkeseisuga 17 august ja kõik on terved. Jah, väga raske nüüd seal leida siin meeskonnas mõnda halba poolt, aga me kohe näeme, kui sügav see meeskond tegelikult on. Aga siis sellel off-seasonil Rams peale NFC Championshipi kaotus Seahawksile tegi nii mõningaid lükkeid. Peatreener ikka Mike McVay, nad kaotasid Jared Versi, oma noore defensive endi,
põhjusega. Tutu Atwelli, Kobe Durandi, Akello Witherspooni, Roger McCary. Need viimased 4 nime ei ole difference maker'id, väga heal juhul situational player'sid, aga nad tõid sisse siis Miles Garretti, kelle nad treidisid siis Jared Versi vastu. Trent McDuffie nad treidisid siis esimese raundi drafti piki vastu Chiefsist ja siis nad sainisid Jalen Watsoni, kes oli Trent McDuffie meeskonnakaaslane ja teine cornerback, siis nad võtsid mõlemad starting corner'id Chiefsist ära ja siis, sorry, tänu sellele, et Miles Garrett toodi sinna meeskonda ja selle meeskonnal väga hea võimalus Superbowli võita. Üks vanamees nimega Aaron Donald on ka siin 2 trenni 2 korda try-out imas käinud, kas ta on piisavalt hea, et olla minna Ramsi meeskonda, on ju. Et siis ta aga suure tõenäosusega tuleb tagasi mingi aeg ja mis efektiga, eks me seda näeme. Ja siis draftis üllatuslikult esimeses raundis nad võtsid Ty Simpsoni 13. pikina quarterbacki Alabamast ja teises raundis Max Clare, tight end Saksamaalt, Michiganist ja Keegan Trosto ründerliinist võeti 3. raundis, on ju. Kui me peale seda, on ju, kõike, mis nad tegid off-seasonil, see Miles Garretti trade ja kõik need asjad, nagu fännina saab optimistlikkuse skaalal on 10 ju. Peab olema muud varianti. Siin ei ole võimalik kuidagi, nagu paberil sul ei ole võimalik kuidagi paremaid liigutusi teha minu arust. Sul ei ole paremat tiimi võimalik ehitada põhimõtteliselt. Jah, sul läheb väga-väga raskeks leida paremat meeskonda, sest et kui me võtame nagu nendest lemmikliigutused, no Miles Garrett on ilmselge, et nagu see on ehe näide sellest, sul on meeskond lähedal, et nagu võtta Superbowli või anda endale kõige parem võimalus, et jõuda Superbowli. Muidugi tervis on väga suur oluline, väga suur asi Ameerika jalgpalli juures, aga nagu Miles Garrett peab olema üks parimaid lükid üldse ju. No ei ole ju paremat kaitsemängijad literally, kui sa võtad, et ta tegi just säki rekordi pluss nagu, no mis kõik sinna juurde käib, et selles suhtes ja vaadates nagu neid numbreid ka, kuidas see säki rekordi tegi ja kuidas sa räägid, et 17 mängu bla, on ja aga see snappide arv, mis ta sai, oli ju mingi nagu kohati isegi nagu, seal oli ikka nagu mitmesadade snappide suurune vahe, et ala tema sai mingi circa 500 snappi ja järgmine nii-öelda, kes seal varasem rekordi omanik sai mingi 800 või midagi, et Pass rushing, vaata. Jah, niipidi jah, et ühesõnaga võimalusi oli temal nagu kõvasti vähem, et need asjad, need on täielik freak nagu, seda, sa võid ta pilti vaadata, mis iganes elustaadiumis, tõenäoliselt kui sa sünnitusmajast pilti vaadast, ta näeb ka freak välja, et see on haige inimene. Jah, ta on loodud mängima seda mängu ja seal, Miles Garrett, ma võin selle argumendi ma arvan veel aasta-2 teha, et ta on kõige parem atleet maailmas. Lihtsalt, kui sa võtad, kui defineeri mulle atleet täpselt, aga nagu minu standardit järgi kiirus, võimsus, tugevus, suurus, Miles Garrett ja kõige, võtta ükskõik mis sport, nagu see on jabur, mis inimene ta on. Aga Trent McDuffie, me unustame selle ära, sest et see juhtus enne seda. See oli suur trade sellel ajal, kui see juhtus, sest et Chiefs ei tahtnud maksta talle. Aga Rams oli, et nagu meil on cornerback olnud nõrk positsioon mitu aastat, võtame ühe parima noore cornerbacki ja maksame talle, kes mängib nii sees kui väljas ja siis maksame veel tema meeskonnakaaslasega. Minu meelest väga head lükked, annavad sellele kaitsele juurde elemendi, mida neil ei ole olnud, ma ei tea, Jalen Rams'is saadik või, kui nad viimati Superbowli võitsid. Et ja üks hea lükke minu arust on see, et nad Pukale lepingu pikendust ei andnud. Et nagu veid samas mõttes tegelikult see kokkuvõttes võib-olla ei ole hea, sest et ma millegipärast arvan, et tal on okei, saab selle off the field jamad korda, et siis sa arvates pead rohkem maksma järgmine aasta. Sa pead suht kindlalt rohkem maksma talle, et kui ma tagasi korra oma satsi juurde, minu jaoks on müstiline see, et JSN-i garanteeritud raha on 68 milli. Vaadates, mis paberid praegu pritsitakse VR-i koha peale, just garanteeritud paberid, siis see on täiesti ebareaalne vargus nagu. No ta saab uue siin 2 aasta pärast. Jah, arvatakse selle pärast prolli küll. Aga kui me hakkame nüüd luubiga otsima nõrkusi seal meeskonnas, Jan, mis sinu jaoks kõige suurem nõrkus seal meeskonnas on? Või kus otsast me otsime seal, millisest august me otsime seda nõrkust? No hakkame otsima seda, et ründeliini depth ei ole võib-olla kõige tugevam maailmas ja eriti arvestades seda, et kui head ja kui terved nad eelmine aasta olid, on ju, et reeglina tiimid, kes on pikalt terved olnud, saavad viga, on ju. Puka vaimsest tervisest võime ka natuke rääkida, aga see selleks. Ja siis special teams on alati ju nagu see Ramsey ja Hilka olnud, et sealt nad tegid nüüd sellest vist natuke muudatusi, kui ma õigesti mäletan, nad vahetasid seal kas special teams koordinaatorit vist jah.
et see on alati see nagu nõrk koht neil olnud, lisaks secondary'le vähemalt nii kaua, kui mina olen jälginud, et tuleb huvitav näha, et kas see muutus toob mingi paranduse, aga noh, tõesti me otsime nagu siin luubiga neid küsimusi taga. Ja ründalil on hea asi, mis meenutasid mulle selle, et nende left tackle ja Aldrich Jackson, kes sai just saab suspendi. Või ei see, sorry. Tal on need trombid, mitte trombid, klombid. Blood clots, jah, sama mis Chris Boshil oli. Jah, aga ta teeb trenne kaasa. Selles mõttes see ei ole vist nii hull, aga see on siuke asi, mis võib ju, ma ei kujuta ette, kuidas sa kontrollidki neid, vaata. See on päris jah, sa pead, ma kujutan ette, ta on põhimõtteliselt pea iga trenni on seal kuradi kompuutri taga ja vaatad, kuhu poole need klombid liiguvad või kas nad liiguvad. Aga ta võib, ma mäletasin õigesti ikkagi, ta võib suspensioni ka saada, sest et tal oli mingi domestic violence case, et okei, et jah, ühesõnaga ta vist kohtus temaga midagi ei tehta, aga NFL võib tal mingi väikse suspensioni ikkagi lükata. Et ei ole kindel veel, aga jah, tal on varem ka neid olnud. Jah, aga see on üks koht, kus on jah, see on sügavus ründeliinis, sest et miks nad saavad maksta nii paljudele vendadele, neil on noored vennad, kes on odavad ründeliinis, nad on leidnud ju, Aldrich Jackson oli undrafted rookie free agent ja nende right tackle oli 5. raundi pikk. Nagu see on söge, kui sa leiad tackleid suksestest kohtadest, vaata, see on üks raskemaid positsioone, mis leida, on. Aga siis teine asi minu meelest, X-Factori alla, Matthew Stafford. Nii hästi, kui ta mängis eelmine aasta, väga hea, üle-eelmine aasta, nagu ma sügavalt mõtlesin, et see on tema lõpp nüüd, sest või nagu ta on nagu downhilli minemas. Eelmine aasta eliittasemel MVP-d vääris 100%, aga tal ega tema ka väga kaugel pole, tema tervis ei ole väga kaugel sellest, et ta annab alla korraks, on ju. Tal on legit see ühe väga halva hiti kaugusel, ma kujutan ette. Jah. Ja just need back-up on ju Ty Simpson ju, või Stenson Bennett ju. Simpson vist pigem Bennett on, ma ei tea, ma arvaks Simpson pigem. Kumbki neist, kummaga Pre-season esimese mängu põhjal ütleks pigem Simpson, aga jah, see mängis hästi, on ju. Aga on veel mõni nõrk koht, ma ei tea, ma võib-olla Davante Adams välja tuua, et kui sa võtad receiverina peale Davantet, nagu seal väga ei ole kedagi, Biddington on praegu vist 3. receiver, kui ma ei eksi, on ju, aga Davante vanus ja tal ka need hämmi asjad ja värgid, vaata, et kaua tema vastu peab, et kes sealt ka peab kõigist step up'ima, on ju. Üldiselt jah, see staaride vanus on natukene siuke, et kõrge vanusega kõrge vigastusoht ka. Davante saab 34 see aasta, lapsi. Ta on jõulude laps, by the way, 24 nagu LeBron James. Ei oota, oli LeBron ka jõulu oma? Jaa, vist küll, 24 või 25 oli. Et minu meelest see koht on ja... siis Davante Adams. Ai, LeBron on 30 detsember. Okei, 30 oli jah, ta oli seal peale jõulu. Jah. Aga muid, ega seal rohkem on raske leida nagu nõrkasi kohti ka, et muidugi sa saad tight end ka ju, Parkinson on tight end, kas ta on difference maker, aga nad võitsid taga eelmine aasta, et saab hakkama küll ilma, on ju. Aga X-Factorites rääkides, on teil veel, ma Kaina ütlesin enda oma ära, Staffordi just tervis, teil on mõni siuke X-Factor, kelle silma peal hoida? Kogu see kaitseliin, ses mõttes, et kui nad on nii head kui paberil, siis läheb ikkagi teistel tiimidel väga raskeks. Et jah, kas nad suudavad võib-olla selle haibi nagu realiseerida, mis nende ümber on ja nagu kas nad on paberid või kas nad on parem tiim, kui nad paberil on, et aga muidugi kui keegi suudab nagu tiimi nagu suurepäraselt coach'ides, see on Sean McVay, kes tõenäoliselt on ka parim coach NFL-is. Jah, võib argumendi teha küll, sest neil on Kobe Turner kaitseliinis, neil on Byron Young on ju defensive end, neil on Brandon Fisk on olemas seal ja siis ka, üks parim defensive jooksukaitseid, Poona Ford on seal keskel. Ja, Aaron Donald on puudu veel, just saying. Jah, suurepärane treener küll, aga ma ei tea, vahetele see treener jutul võib hiljem ka, aga see, ma mõtlesin, et suurim X-Factor minu arust on neile see, ma ei hakka suurim X-Factor minu arust on nende DB core, nagu kui sa võtad McDuffie välja, siis McDuffie'l väga palju seal nagu tuge ei ole selles mõttes, et
jah, McDuffie on suurepärane ja ma ütleks, et ta on tõesti suurepärane, ta on all pro for a reason on ju. Aga nagu Chiefsi see safety core tema taga oli ka päris nagu hea tegelikult, et nad sobisid väga hästi kokku, et kas nagu Rams'i see tagune ka nagu aitab teda nii hästi, selles mõttes on minu kindlasti üks küsimusi. Okei, jah. Noh, Quinton Lake, sul on Cameron Curl, Cameron Kitchens and on Cameron Curl ja Cameron Kitchens, mõlemad on Cameronid, okei, vaps jah. Et see on huvitav. Ja kes nende linebackerid on? Noh, Landman vaata, kelle nad leidsid kus pagana kohas, siis Spates on päris okeid linebackerid nagu selles suhtes. Et seal ei ole nagu karta, aga siis noh, mis peab juhtuma, et on hea aasta, see on lihtne vastus Super Bowl, siin pole isegi küsimust, eriti arvestades, kus nad tulevad, on ju. Nende poole küll jah see, et Super Bowl. Ja Super, siis teeme ennustus ka nagu sellele, nende ootused on väga kõrge, et 11,5 on over-under, NFL-is kõige kõrgem, on ju. Siis mina läheme kõik üle sellest või? Jah, neil ei olegi nii, nagu neil ei ole kõige raskem schedule maailmas ka, mis on nagu veider. Ja noh, muidugi sul on, kui sa nad ei võitnud divisioni ju ka eelmine aasta. Et jah, ei ole nagu kindlasti väga lihtne, aga see ei ole nagu maailma lõpp kindlasti, et ma hakkasin ette lugema, aga ma ise ütleks kuskil 13-4, ma arvan. 13-4, ma panen 14-3, aga see on kõik ja no, aga samas sa võid seda iga meeskonna juurde öelda põhimõtteliselt, kui see terveks jääd ja värk, et kui quarterback viga saab, väga vähestel on nagu head back-up'id. Divisionis on põhimõtteliselt San Francisco kõige parem back-up'iga. Max Jones on tegelikult parem, kui osata starterid, olgem ausad nagu. Vist küll, jah. Ott, mis sa arvad? Mina pakun, ma tahaks väga under panna, aga see tunduks nii ajuvaba lihtsalt. Et ma panen siis ka 13-4, olen igav selle koha pealt. Okei, 13-4, natuke üle, ehk siis sellega siis divisioni võitja, sa panid Seahawksi allapoole, 12-4-1 on. Ei, sorry, nad lähevad 13-3 ja 1. Ehk see on see viik, jah, okei, davai. 3 ja 1, davai. Siis mõni ball prediction ka on või? Kas see on Koti ball prediction? See on kusjuures bold, aga igati, kui sa ennustad mingi ära, see on bold. Ei, mul on küll bold prediction nende kohta. See on puhtalt selle pealt, kui sügaval ahtris Godelli pea on Rams'i seal meeskonnas, et ma arvan, et ma arvan, ma teen veel siin selle predictioni siis, kui me räägime kogu hooajast nagu ja võib-olla kogu divisionist, aga ma arvan, et Rams võtab ära, nii-öelda kui me võtame need NFL honors auhinnad, siis Rams võtab nendest 3 ära. Ehk siis 8 ma arvan. Jah, siis ma võin isegi öelda 4 on boldim võib-olla. Aga 3 ma arvan, et nad võtavad. Paneme 3, jääme 3, sest ma arvan, et nad võtavad sellest 4 auhinnast, et see 3 on Coach of the Year, Defensive Player of the Year, Offensive Player of the Year ja MVP, ma arvan, nad võtavad sellest 4-kust võtavad 3 ära. Ja nad võivad väga vabalt võtta ka selle Executive of the Year'iga, nad võivad mu välja päästa sellest, et on 8, sest nad tegid nii hea off-seasoni ja siis aga ma arvan jah, et ja kui suures nad võivad veel rohkem võtta, sest Aaron Donald võib väga vabalt saada comeback player of the year'i ka, nad võtavad võib-olla teevad 8 siin. Ja tõsi, okei, paneme 4. Paneme 4, paneme 8-4, see 3 on juba, see on nagu tehtud juba põhimõtteliselt, see on juba enne hooaeg ära jagatud. Kui nad lõpetavad 15-2, jah, see läheb väga lihtsalt, kui nad lõpetavad nagu NFL-i parima rekordiga ka vaata. Ei no kuule, come on, neil on ju maailma parim treener on ju, siis neil on maailma parim kaitsemängija, neil on maailma parim quarterback, neil on maailma parim retirementist tagasi tulnud mängija, neil on maailma parim receiver. Need on kõik maailma parimad asjad. Jumala haigena, täiesti ebanõused. Jumala kurb oleks, kui see NFC Champ mängu selle kotti saad niimoodi. Jumala kurb oleks, kui sa ei jõua NFC Championship mängule.
see oleks suht haige, kui nüüd hooaeg läheks kuidagi niimoodi, ma ei tea, kuidas see võimalik, ma arvan, et nemad nagu saavad suht kindlad NFC first seed, nagu esiteks see oleks juba õige pettumus, kui nad ei saa, on ju. Nad oletame, et nagu keegi teine Westi sats saab ja nad lähevad nagu, nad ei mängi esimest mängu kodus nagu what, on ju. Ja siis nad saavad wildcardis kotti, nagu mida helli. Wildcardis Panthersilt kotti, noh. jah, see oleks päris crazy. Eriti veel, ja no eriti jah. Sest neil on potentsiaali, kui need number 1 seed, kõik mängud on kodus, isegi Superbowl, sest Superbowl on ise LA-s vaata, on ju. Aga jah, mul, ma ei tea, neid bold prediction, ma ei tea, mul ei ole väga palju, sest see lihtne asi on see, et nagu Miles Garrett ja Aaron Donald teevad all-time rekordi, vaata duoga säkkide peale, aga see on nii huvitav minu meelest, et see on siuke nagu, mida sa kuuled päris palju siin ja siin on, ma tahtsin korra öelda seda, Blake Coromil on rohkem rushi. Blake Corom juhib Kyren Williamsit kõikides rushing kategooriates. Oh, wow. Kas Corom saab üllatavalt palju volüümi minu meelest. Kas attemptid on ka nagu seal sees või? Ma ei tea, võib panna küll jah. Sest et ma ei tea, mis eelmine, sest split lõpuks oli, aga vahepeal oli seal legit 50-50. Nagu söge. Ei, ta on lähedal jah. Aga ma panen selle kirja, vahet pole. Jaan, sul on mõni või? Pane kirja. No kõige lihtsam oleks ju öelda, et Miles Garrett teeb 2 aastat järjest sack rekordi. Ma ei tea, kui bold see on, vist ikkagi on. See on bold. See tundub obvious, aga see on bold. See on kindlasti bold. Ei, see on väga bold. Nagu 22 aastat järjest saada on ainult 1 kord tehtud nagu ever ja nagu ja see ei... Kes see oli? Nii, nüüd kadus Ott korraks ära. Ma ei mäleta ka, kes see oli niimoodi. Ma tahaks midagi, jah, Ülar, sa võid googelda, ma tahaks midagi. Kes see tegi üks? JJ Watt tegi ju 2 korda 20. Kas need oli 1 aasta oli vahel? Järjest vist ei olnud jah, oota ma vaatan kohe, seal oli äkki 1 aasta vahel jah. Jah, sest ta sai alati viga mingi üle aastaline ta on ju. Aga okei, davai, Jannil on siis, et mis sul oli? 1 aasta vahel. Garrett teeb uuesti sack rekordi. Okei. Ma tahaks selle ka lihtsalt, ma ei suutnud mõelda välja, kuidas seda öelda, aga ma arvan, et ma ei tea, kui Stafford viga peaks saama, siis nad suudavad Ty Simpsoniga võita. Tahaks öelda, et ma ei tea, kui juhul kui play-off'i teoks on see Stafford vigastatud, siis nad jõuavad ikkagi NFC Championshipi Ty Simpsoniga või midagi sellist, aga Ty Simpson võidab play-off'i mängu starterina. Jah, kui Stafford on vigastatud, siis Ty Simpson võidab play-off mängu. Ja ma arvan, et ta teeb benchi Stafford, ma ütlen, et Stafford nii halvasti mängib. Kas ma ühe halva bold prediction'i võib ka teha või? Ma tegin jumala positiivse bold prediction esimese. No teete? Ma teen minu bold prediction on see, et nad ei saa see aeg ühtegi play-off võitu. Aga ma teeks veel boldima prediction on see, et nad kaotavad wildcardis AFC South'i tiimile. NFC South'i tiimile. Jah. Oi, see oleks hea hate watch. Jah, see oleks huvitav jah. Ma arvan, ma vaataks seda mängu võibolla. Jah, saame võibolla kõik laivis vaadata seda ka veel. See oleks ülikava. Naljakas jah. Aga davai, viimane meeskond siis, kelle mänge me väga palju see aasta arvatavasti vaata, väga palju ei näe, väga palju. Tegelikult me arvatavasti näeme, sest et see rünne võib olla huvitav. Sest seal on paar nime, kes fantasy meeskondas hakkavad tassima, et siis on meeskonda hea vaadata, kui see on rünne hea vähemalt. Ehk siis Arizona Cardinals, kes on nagu sellest divisioni peale võib-olla siuke odd man out natukene, sest et nad võtsid suht oligi vist viimasena ametlikult siis peatreener Matt LaFleuri, kes tuli siis Ramsist, oli siis Sean McVay all, siis Michael LaFleuri. Oota. Kumb on nüüd? Ja. Mike on seal, jah? Mike on Cardinals siis, jah. Usu mind, see oli ainult kord see aasta. Ei, see jääb terve elu lõppeni, kuni nad on 2 siis. Jah, siis ta oli... Ehk siis ta tuleb sellest, vend on juba peatreener, Green Bay Packersi peatreener on ju, aga siis Mike LaFleur
minu meelest tuli viimane signing oli, ehk siis ta on nii-öelda nagu see väga palju haipi kindlasti ei saa, kui see 10. peatreener, kes siis võetakse, on ju. Ja sellel off-seasonil suures pildis nad jäid ilma siis Kyler Murray'st, ise nad tegid selle otsuse quarterbacki positsioonil, on ju. Ja siis Jalen Thompson ka väga underrated safety, läks siis Cowboysi, aga ega nad väga palju suuri nimesi sisse ka ei toonud vaba endi turul, et nagu Tyler Algier, backup running back'iks toodi, Isaiah Semalo, guard on ju, Kendrick Bourne, receiver ja see on suht kõik, et siin nagu suuremaid nimesi ei olegi. Võib-olla kõige suurem nimi oli siis Jeremiah Love, kes oli siis 3. pick draftis, jooksja Notre Dame'ist, et ta on kindlasti suure nimeväärtusega ja siis toodi sisse veel ründaliin ikkas teises roundis ja Carson Beck, Miami quarterback toodi siis 3. roundis, kes mängis väga-väga hästi esimeses mängus, Hall of Fame'i mängus on ju, et suures pildis Jan, ega see väga optimismi ei saa lubada see off-season ju, Guardiansi bändidele. Absoluutselt mitte. Tore, et suund käes on. Mis see suund on? No puhas rebuild ja sul on skill positionitel on paar head mängijat ja see on kõik. Või kas nad on head? Jaa, tõsi. Ott? 2. Ma paneks ka siin 2, et nagu äkki Love on tore ja äkki Marvin Harrison Jr. õpib püüdma, aga McBride on meil olemas, on minu see 2. Literally nagu ainuke asi on see, et McBride on olemas, et yes, meil on tight end. Et see kusjuures see, kui sa vaatake off-seasoni peale ka, et nagu ühtegi nagu väga head lüket minu meelest ei olnud, Jeremiah Love'i lüke võib isegi küsitav olla, aga see oli see draft, me kõik rääkisime sellest ka, et seal väga palju nagu eliit-talenti ei olnud ja selles positsioonis võib-olla võtadki selle generational running back'i, aga Jeremiah Love'ist võib väga kiiresti saada Saquon Barkley New York Giantses, nagu, kes mängib nagu väga hästi, saab viga vahete vahel, aga nagu efekti meeskonnad edukuses väga palju ei ole, on ju. Aga Michael Fleurist vähemalt esimesed nii palju, kui ma olen kuulen neid nii-öelda spetsialiste või just ründe poole pealt, kes on need eksperdid, väga positiivselt tagasisidet andnud seal ründeskeemi koha pealt, et nagu väga quarterback friendly, väga hästi liikunud ja see on pre-season, sa mängid mingi 3., 4. nagu sügavuse mängijatega, aga ikkagi nagu selle koha pealt algus on hea olnud vähemalt. Et kui nad nüüd peatreeneri paika said, see on väga hea algus, on ju, sest kui me räägime kõige murettekitavatest kohtadest meeskonna juures, lihtsalt vist rääkida, mis ei ole murettekitavad. Ma ei tea. Et nagu, Jan, sa peaksid vaatama siin, mis need suured augud on sinu arvast? Kogu kaitse, nagu see kaitse on lihtsalt prügikast, et nagu sul on ründes on tacklid paigas vist ja nagu RB ja mõni receiver paigas, aga nagu kaitse on täiesti prügikast, nagu linebackerid on olematud, safety'na sul on Buda Baker seal olemas, aga jah. Milles ta viimati hea oli, on ju? Just. Väga raske on aega see. Ma ei tea, kas ma oskaks mõnda cornerit neil peast nimetada. Will Johnson, aga... Will Johnson. Ja, et see Paul Melton on ka seda lahe nimi, aga see on üks halvimad cornerid NFL-is. See kaitse on ikka kohutav. Nõus. Ja kui sa räägid nagu... Walter Nolan on kaitses üks nimi, kelle silma peal hoida, kui ta peaks nüüd saama terve hooaja mängida, tal oli väga potentsiaaliga, kui ta tuli eelmine aasta draftis, et tal rookie aasta läks aia taha vigastustega. Sweat, me ei tea, kas ta meeskonnas hooaja alguses ikka veel, et nagu tundub, et ta on kohal olemas, aga ta vist ei ole väga röömus seal, on ju. Et kaitse on tõesti siuke ikka väga-väga küsimärk, aga sellepärast ma ütlesingi nagu ründe koha pealt, Brissett viskab seda palli laiali nagu ta jagab seda hästi nagu, mis ta oli, Michael Wilson, mitte Marco Wilson, jah, Michael Wilson, väga üllatuslik kutt eelmine aasta receiveri pealt nagu, on ju. Ja Trey McBride on üks parimaid receiving tight end NFL-is üldse, first team all program, eks ju, ja Marvin Harrison, see lauda uks ei saa ikka nii halb ka olla, nagu midagi ta peab kätte saama ju nagu, et ja Jeremiah Love on ju, pluss James Connor, et nagu seal ju talenti tegelikult on ju skill positionitel ju. Jah, justkui on ju. Aga kas sellest ka midagi tuleb lõppude lõpuks, on ju? Ja ei, skill positionite peale nagu on selles suhtes nagu laadna, et selles valgus ma ütleks, et see rebuild
et rebuild'i algusena nagu Ott korra kadus ära, aga ei ole nagu. Ei ole halb ju tegelikult, nagu sul tegelikult on nimesid ja ütleme nii, et ma ei tea, ründepool ei ole tegelikult halb, nagu kohutavalt halb, võib-olla halb, ja ütleks, et ründepool on tegelikult üleüldiselt on nagu okei ja nagu sellest, et sinna saab ehitada, aga nagu kui sa oled rebuild faasis ka nagu ja sul on vaja literally põmps terve kaitse ehitada, siis see on väga-väga tall task nagu, et jah, sa nii-öelda võib-olla saad selle hea piki ja sa saad mingi cornerstone quarterbacki või draftis, aga nagu kui su kaitse nagu üldse ei toimi, siis seal tekib kind of nagu see kunagine Drew Breesi olukord Saintsis, nagu kus sul lihtsalt ei olegi kaitset mitte kunagi ja su quarterback on elite of elite nagu best of the best, aga sa lihtsalt ei võida mänge, sest nagu sul ei ole teist poolt. Sul on vaja mõlemad poolt, sul on isegi 3 osa tegelikult vaja enne nagu Ameerika jalgpallis. Ma ei teadnudki seda. Nick Rileys on nende kaitsekoordinaator, aga ta oli terve Jonathan Cannoni aja, Jonathan Cannoni all defensive coordinator, kuigi ta ei olnud play caller vaata, siis Cannon minu meelest koolis, aga see ei ole, selles suhtes on okei, see kaitse jääb samaks, sest nagu müts maha teed eelmine aasta, see kaitse ei olnud halb, see talent oli väga. See oli okei. Jah. See oli väga okei kaitse ja arvestades just jah, kes neil nagu oli, et nad olid väga okei kaitse tegelikult. Pidasid esimene pool hooaega, nad pidasid jumala okeid statistilist taset nagu points per game oli minust jumala solid. Nad kaotasid tegelikult jumala väikeste vahedega. Jap, nad olid väga lähedal, et nagu et ühe positsiooni mänge kaotasid väga palju alguses küll jah. Et see on jaa, aga selle teeb halvaks jälle see, et sa mis need offensive koordineetori nimi on? Hackett? Nate Hackett. Nate Hackett, see ei ole üldse hea nimi, aga õnneks Mike LaFleur peaks olema play caller ja värk, et see äkki aitab, aga jah. Hackettil ei ole väga hea ajalugu, eriti kui ta quarterback ei ole Aaron Rodgers, kus Rodgers teeb nii oma asju. Et nagu selles suhtes. Aga X-Factoritest, minu üks X-Factor on Bill Johnson. Ta väga talendikas corner, kui ta tuli draftis, tal on see põlve probleem, et suuri tõenäoliselt 2-3 aastat on tal veel NFL-i karjääri eliidis potentsiaali vähemalt ja siis tal on läinud, sest see põlv lihtsalt üks aeg plahvatab. Siis kui Bill Johnson suudab nagu võtta järgmise sammu edasi ja mängida nagu see pro bowli ääre peal, siis see kaitse on kohe kindlasti parem, siis nad saavad seda Paul Meltonit ja seda teist cornerit aidata nii palju kui võimalik skeemiga, on ju. Et see on üks nimedest, aga Jan, on sul mõni X-Factor saab? No Marvin Harrison võiks ikkagi üles leida selle, kes ta kolledžis oli kindlasti, et see oleks ka mingisugune boost sellele tiimile, mida on nii vaja, et kui sul on laav ja nagu selge VR1 Harrison, siis on ju mille ümber ehitada ja nagu on põhjuseid, milleks inimesi nagu staadionile kutsuda. Et minu jaoks on kindlasti see tema nagu tahaks, et ta oleks hea ikkagi. Ott? No, ma pean selle nalja ära tegema, et minu jaoks on 2 X-Factorit, kes võib-olla mängivad lihtsalt teises satsis, on Josh Sweat ja Buda Baker, aga kui nagu tõsise jutu juurde tagasi olla, siis ma legitiimselt natukene hakkab tekkima see väikene, ma ei tea, lootuse või ärevuse kiir, et võib-olla selles satsis mingis selles hooaja staadiumis on X-Factor Carson Beck, kes võib-olla keerab neil drafti piki perse, aga võib-olla on üllatavalt nagu hea. Et neil ei olegi võib-olla vaja quarterbacki võtta ja first picki omada, vaid nagu piisab ka, ma ei tea, teisest ja kolmandast pikist, aga neil on quarterback olemas. See on nagu väga-väga suur X-faktor, aga see ei ole olematu. Jap, sest kui Minshew ja Brissett ei ole see. Ja, ma arvan, aga Brissett ja Minshew ei ole see. Aga kui sa pead ütlema nagu, mis peab juhtuma, et see on hea aasta? Nagu see on väga hea küsimus, aga see vist peabki olema, nagu me Brownsi fänniga Mihkliga rääksime, et nagu number 1 pikk on hea aasta. Kui sa saad number 1 pikki, see on hea aasta olnud ju. Top 3 pikki, ma ütleks isegi selles draftis, sest siit saab alla ka tulla, sul on ju Jeremiah Smith ja QB-d on ju, et miks mitte teha sama, mis Browns tegi, kus nad ju vaata tulid number 2 pealt alla Jagsiga 5 peale, Jags võttis Travis Hunteri, nemad said lõpuks võib-olla parema mängija sealt, Mason Grammy ja nagu võtsid endale pikke juurde, et midagi sellist. Ma ütleks seda, et võib-olla nagu üks asi, mida seal veel peaks ära mainima on see, et lisaks sellele, et nad nagu tulevikule vaatavad just nende pikkide koha pealt oleks ka hea aasta see, kui siit hakkas tulema, et Matt LaFleur on hea head coach, kui ma peaks pakkuma. Arvad? Ma arvan küll, jah. Mis see on siis, Ott, sa kasusid selle?
Sorry, et see et Trey McBride jääb terveks, sest me teame, et on hea. Marvin Harrison võtab sammu edasi ja näitab, et on päriselt nagu 1A receiver. Michael Wilson jääb samale tasemele ja mis kõige olulisem, Jeremiah Love ei saa surma. Ja et ühesõnaga nagu need, kes sa praegu arvad, et sul on nagu set ja olemas ja korras, et need inimesed on nagu sul tugitalad on nagu, et nad nii-öelda kinnitavad, et tugitalad see ei tähenda võite, aga et sa näed, et nagu kui meil tuleb nii-öelda hea tüüp quarterbacki peale, siis tegelikult tal on relvi ja mille peale ehitada. Siis ja teeme see ennustus, et Vegas annab 3,5 võitu. Ehk siis oleneb, kui mis saidil sa oled, aga kõige madalam, mis ma nägin, oli 3,5. Ma olen sellest rahulikult üle, ma panen 5, mis iganes, 5 tuleb siis 13 või? 3,5 on ikka kuradima madal. 5 ja 12 on see. 5-12, jah, sorry. Veel ei ole 18 mänguga varsti. Jah. Mis te arvate? 4-13. Okei, Jan, 4-13. 3 või vähem võita on ikka väga raske. Jaa. Ott? Mul läheb bold prediction ja see win-loss läheb eraldi, aga ma pean kuskil selle over-underiga minema testi, et ka ma ütlen siis under ja ma panen 3-14. Okei. 3-14, aga siis see ongi see, mis sa eeldad, aga siis su bold ongi bold, vaata. Aga ma lihtsalt ütlen siin selle ära. Nagu Jacoby Brissett või Carson Beck, nad võidavad liiga palju mänge, et olla number 1 pikk. Jacoby Brissett kindlasti ei võida. Jacoby Brissett, ainuke asi, mida ta teha ei oska quarterbacki peal on võita mänge, muidu ta nagu on solid. See on jah argument küll, aga see rünne peaks ahvatlema olema, tal lähevad meeskondade vastu, kes ei oska skoorida, vaata. Et kuskil tulevad, aga nende vastu oskavad. Ja nende vastu oskavad kaitseid ja halbaid, aga enne kui me bold prediction'it teeme, siis ma ütlen selle siin ära, see on off-season, topic ka. Ma mõtlesin ise seda Giantsiga näiteks, kui Giantsil läheb tuksi ja need on top 3 pikk, neil on võimalus võtta üks quarterbackidest. Mina võtaks selle quarterbacki isegi vaatamata sellele, kui Jackson Dart näiteks nagu natuke struggle, aga ta on okei. Lihtsalt sellepärast, et fuck it, pääsed ühe hitid lõpuks. Nagu isegi siin vaata, ma ei näe Carson Beckil mitte mingit võimalust. Kuidas Cardinals ei võta kõrgel quarterbacki järgmine aasta. Mul jumal, ei, selles mõttes jah. Ma ikka võtaks. Ma arvan, nad võtavad küll, aga siin võib nagu Carson Beckil võib tekkida nagu see, et ongi nagu legitimate bridge quarterback selles mõttes, et nad näevad nagu selle ära, et jep, et ta on okei. Me võime nagu ehitada, sest nad nagu Roomat ehitatud ühe päevaga ja Cardinals Arizonat ei olegi ehitatud kunagi, aga ja siis aga nagu just see loogika oleks aga see, et põhimõtteliselt laias laastus mina teeks ka nii, et oletame, et ütleme, et me võtame Arch Manningu nagu pigem praegu tundub see konsensus äge vend on ju, et võtame Arch Manningu, ma ka pigem laseks Carson Beckil veel 1 aasta panna selle kaitsega mängida, mis on nagu pooleldi valmis ja selle tiimiga, mis on pooleldi valmis, kui see, et visata põhimõtteliselt Arch Manning meat grinderisse ja siis koos sellega kogu oma punt ka jälle tagasi hakli ja masinasse visata, et selles suhtes nagu Carson Beckil võib-olla enda karjääri mõttes ei ole pekkis, aga nagu Cardinal, siis ma kardan ka, et tal nagu pikka tulevikku ei ole pigem. Aga siis bold prediction, Ott, mis see bold prediction on siis? Mis see positiivne bold prediction on sul? Ma ei tea, kas see on nagu bold, aga ma ei nagu küll tunneta seda. Aga ma arvan, et Cardinals ei ole NFC viimane võistkond. Ma tahtsin alguses öelda, et ei ole meie divisionis viimane, aga see on võimatu reaalselt. Nagu, sorry. Ma ei tea, meil mingi tuumapomm peaks ja kui keegi peaks kogu lennukiga alla kukkuma, mida ma ei taha kellelegi, aga nagu ma arvan, et nagu reaalselt see, et nad ei oleks NFC-s viimased, on ka tegelikult päris keeruline teha, sest mis on järgmine sats nagu, mida mõtled NFC? Kes on? Ma räägin, NFC on nagu... Dolphins on AFC. Dolphins on AFC, see? Falcon. Ja Falcons vastu. Ei usu. Ma ei usu, et nad nii halvasti mängivad. Ma ei usu. Ma arvan miskipärast, et Stefanski ei oska kaotada alla 5 mängu. Ma ei tea, miks, aga mul on siuke tunne. Ei no, fair enough, jah, selles coach on küll rohkem proven ja quarterbackid peaks paremad olema, aga samas praeguse seisuga. Nii halb kui Tuua nägi esimeses pre-season mängus. Ma võtaks Brissetti üle mõlema, Penixi ja fucking Tuua. Ja nõus. Aga neil on tegelikult
aga Falconsil on päriselt väga okei kaitse, nagu väga okei ja neil on nagu nimekirja poolest ka normaalne kaitse. Nad tegid rookid ka, tegid 2 väga head kaitsehooaega. Pierce on 8 mängu väljas ja Volker on hooaja lõpuni välja. Edge on. No seda küll jah. Tõsi, Edge on paske. Aga point küll, ma tean, nii paske Cardinals, vaata Cardinals ja siis Cardinalsi vastu ei saagi võrrelda midagi, see on nagu täiesti. Aga kandidaadid on küll jah, Falcons ja Cardinals vist ongi, nagu kui ma praegu võiks võtma, et ega siin väga. Ma ei tea, on see piisavalt poolt, nad ei ole viimased. Nad ei ole konverentsi. Ei, see on väga, see on poolt. Mul on midagi boldimat, nagu 2 asja, mis on omavahel seotud. Et Michael Wilson on receptionites, yardides, touchdownides tiimi liider. Ja see ei olnud fluke eelmine aasta ja see on sellepärast, et Trey McBride treiditakse minema. Mis Trey McBride'i väärtust tegelust on? Ta on first või? Mingi hea tiimi. Kui ta hooaja keskel läheb, oleme esimene ja. Pilsi läheks first'i eest või? Ja ma Pilsiga kohe teeks selle ära. On ju. Kindel pauk. Ja ma arvan ka Cardinalsi poolelt, et nagu Trey McBride on absoluutselt nagu fantastiline mängija ja kõike muud on ju. See tiim ei ole 3 aastat või 2-3 aastat veel hea, 2 aastat kindlasti veel hea on ju. Et ta on selleks ajaks oma nagu piikist läbi, et miks mitte, kui on mõni nagu tight end reeglina on nagu liigas on 2, ütleme, et fantastilist tight endi hetkel, kes on ennast tõesti, on Brock Bowers ja Trey McBride. Ma täitsa näeks, et Trey McBride võib. No jah, aitab. Et see on täitsa realistlik minu arust, sest tema eest saaks väga kõrge piki. Jah, see saaks. See on päris huvitav, aga ma Cardinalsi koha pealt ma ei teeks seda puhtalt sellepärast, et tight end on väga suur weapon, aga ta on väga odav. Jah, seda küll, aga kui sa saadki, kui Bills näiteks, ma ei tea, kus see Bills tuli, neil on tight end on ju, see on küsimärke täis. Kui sa saaksid mingi first'i ja ma ei tea, 4. Ja sa saadad mingi 5. ja Trey McBride'i, miks mitte? Mõtle, kui Trey McBride läheks Bengalsisse. Jah, ebaus. Väga insane. Ei kuule, Põrro ei ole terve, Põrro saab surma, ta läheb varsti see kuradi käef või midagi jälle, et pole hullu. Aga ei, see on põnev küll jah. See on väga hea. Mul ei ole vist ühtegi bold prediction, siin on veel paar tükki, mis võiks teha, Walter Nolanist saaks teha, aga see ei ole midagi huvitavat selles suhtes. Mike LaFleur on parem kui Matt LaFleur või mingi paari aasta pärast. Ei, oota. Mike LaFleuril on see aasta rohkem võiti kui Matt LaFleuril. See läheb selle. Sest Packers ja LaFleur vallandatakse või mis asja? Ei, Matt LaFleur on Mike LaFleuri offensive koordineeter järgmine aasta. What? There we go. Pane kirja. See juhtub, siis ma söön oma Mitchi ära. Fucking paneme kirja. Pane kirja, midagi tunn 40 lõppu ka. Jah, LaFleur on Mikey O.C. next year. Seda me saame teada hooaja lõpus, kui me teeme review'd siin jah. Aga kuule, kutid, super töö, hea töö. Saime alla 2 tunni lebo. Et siis NFC West on siis ühel pool. Jah. Ei imestaks üldse, kui selle divisioni sisene on jälle NFC Championshipi mäng, aga NFL on NFL, me kunagi ei tea, mis play-offitis juhtuvad, aga väga huvitav, 2 väga eliitmeeskond, 1 šuki, kes võib olla ükskõik kus ausalt öeldes ja siis 1 šuki, kus me teame, et Atlantaga need viimased 2 arvatavasti on, aga who knows at the end of the day, on ju. Aga thanks kuulamast kõigile ja tšau. Tšau. Jõu.